Tere tulemast Kantar Emori turundus- ja kommunikatsiooni podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline juhtimiscoach, EBS-i coachingu programmi juht, ka turundusjuhtide arenguprogrammi juht, pikaajaline turunduskogemusega inimene Merle Viirma. Tere. Tere. Tänud kutsumast. Tänud tulemast, et rõõm ainult näha, et täna meil tuleb kindlasti juttu su varasemast karjäärist, kus on nii turundust kui ka juhtimist sees, aga räägime palju coachingust, kuna sellega sa tegeled kõige rohkem praegu ja juhtimisest laiemalt, sest see on kindlasti asi, mida paljusid turundajaid ka saadab praegu, et nad on kas seal hädas või tahavad paremaks saada selles alas. No mina alati küsin keskkooli kohta, et see on selline huvitav koht, et mis siis nagu saab, et kas sinul oli teada, kus sa edasi tahtsid minna, mida õppima, mida tegema või oli see niisugune avastusel hetk sinu jaoks? Või see oli tegelikult osus väga selge. Ma kogu oma sellise lapsepõlve ja siis sellise teismelise hea tahtsin alati õpetajaks saada. Ja muuseas, see, mis meid siis ka täna ühendab, et pedastamist õppima läksingi. Õppisin veel keskkoolis filmikunsti klassis, see oli kuidagi selline väga põnev toonases Vestolmi keskkooliks nimetati vist, eks. Ja siis ma läksin nagu õppima õpetajaks, aga just minu 3. kursusel pedas siis, toona siis Talis Pahman lõi siis selle reklaami ja meedia õppesuuna ja siis ma 3. kursusel võtsin lihtsalt nagu, mitte ma ei siirdunud sinna üle, vaid hakkasin lisaks õppima, aga siis üsna suure koormusega, et ta lihtsalt oli mahukam kui siis selline tavaline lisa eriala. Ja mulle tundus sellel hetkel ja äkki tundub siiamaani, et see oli mingisugune hea võimalus panna kokku selline ka sinu humanitaarhuvid tegelikult, aga ka võimekus numbritest aru saada ja neist huvituda. Et see oli selle minu alguse koht. Aga kui sa seda kutset teadsid, et sa õpetajad olla, mis sind selles nagu, kas sul olid head õpetajad, sest sa vaatasid hea eeskuju või? Ma arvan küll, et hästi selline innustavad ja toredad õpetajad on mul elus olnud, aga teine see perekondlik ka, et mu vanavanemad, kes küll nagu õppejõud, eks ülikoolis, aga vanaema oli mul konkreetselt ka algklasside õpetajat, et mul nagu vanavanemate võib-olla siin eeskuju oli ka ja et väga innustav ja mul kuidagi ma käisin 1. 8. klassi reaalkoolis, seal oli õnne, et algklasside õpetaja oli sellel hetkel mul ikkagi väga suur eeskuju ja eks nagu õpetaja kutse, ma arvan, sellise esimese võib-olla 4-5 klassi iseäranist ennast tüdrukutele on tihti peale suur unistus, et pigem on siis nagu harvem see, kui ta säilib. Aga et kui keegi minult sellise väga coachiva küsimuse küsib, et mis oli minu sellise lapsepõlve noore täiskasvanu ja suurim unistus, siis kindlasti õpetajaks saada. No kas sa jõudsid õpetaja rolli ka vedada või sa läksidki kohe turundus peale hoopis? Ja see on nii hea küsimus, et minu kontakt õpetaja rolliga on ikkagi ainult need koolipraktikad. Ja väga meeldisid mulle need, aga vaata see oli aeg oli siis sinna, kui ma ülikooli läksin 91, järelikult ma räägin mingi 93-4, kui see reklaami õppe lisandus, et see lihtsalt see toonane aeg ja keskkond soosis ka nii palju seda teist valikut, see tundus nii põnev uus Eestis, seda tegelikult sellel hetkel ju veel ei õpetatud, mida Talis siis õpetama hakkas ja mul oli ka nagu väga palju õnne, see oli küll niisugune tugev õnnekoefitsient, et toona siis Sven Kolga kutsus mind Eesti Lotosse 94 reklaami ja PR-spetsialistiks oli vist selline ametinimetus mul, et tohutult huvitav, et toona oli Eesti Lotto kõige suurem Eesti kohalik reklaamiandja, arvatan, et täna ta on siiani ka väga suur, eks, nii täpselt ma pole jälginud, aga see oli nagu hästi huvitav õppimise koht ka kohe, et nii pikalt vastasin, et kooli ma tegelikult omadega rohkem ei jõudnud kui praktikatele, mis mulle väga meeldisid.
ja muuseas ma olen sinna hiljem tagasi sattunud mitmeid korda. Korra seda siis ka kindlasti käime üle. See oli tõesti 93, millal see lisaeriala avati, on ju, ja oli niimoodi, et ma mäletan, et ma ju lõpetasin 93 keskkooli, et sa olid küll juba ülikoolis, on ju, varem, aga ja mul oli nagu hirmus suur soov sinna minna õppima ja meil oli kuuldused käisid, et äkki 94 avatakse see nagu põhierialana, aga tol aastal nad ikkagi ei avanud veel, alates 95 oli see esimene lend nagu ja siis ma nagu läksin ka õppima seda, nii et sa said siis selle esimese otsa ja sul tegelikult vedas, sest Talis Bachmann oli tegelikult ikkagi nagu super õppejõud selles valdkonnas ja noh, kõikidele ma tänapäevani soovitangi, et reklaami huvitab, et lugege reklaamipsühholoogia läbi, see on täiesti relevantne raamat veel siiamaani sel teemal, eks ole. Ja on ja jah, tõesti kinnitan, et oli ikkagi super õppejõud ja see avarus ja muuseas täna siin tegelikult Emori ruumides, et läbi selle õppe ju ka seesama ettevõte siin ka nagu ikkagi väga hästi sisustas kogu turu-uuringute temaatikat näiteks, et väga paljusid säravaid tähtesid mäletan, Estakaal, eks ole. No siiamaani õppejõud. Absoluutselt, Aivar Voog, eks ju toona. Karin Niinas, eks. Kõik on olemas. Et väga paeluv ja äge oli see teekond. No Eesti Lotos ma eeldan, et sulle tegelikult ikkagi see eriala siis nagu meeldis, sest sa olid seal ja olid ka edasi selles valdkonnas. Mis sul seal alguses, alguses oli hästi palju õppimist kõikidel on ju, aga mis sul selle eriala puhul hakkas siis nagu üldse meeldima? Ma arvan, et üks asi jah, et sellise huvitava õpitu nagu rakendamisvõimalus, et kui sul nagu ettevõte on ka nagu ütleme siis välja, et nagu sellise suure mõjuga, et tegutseb siis hästi paljust inimesi kuidagi puudutab. Sellel hetkel oli see ka väga oluline muidugi turuosa, eks ju. Seda tüüpi valdkond, kus tohutult suur on turunduse ja reklaami osakaal, eks, et seda klienti luua, vajadust tekitada. Siis kui ma seda tööle asusin, siis ma mäletan nii hästi, üks Sven Kolga ütles, et kõigepealt ma kuidagi hakkasin mingi 21 aastane, mäletan seda dialoogi, ei, ma ei saa Eesti Lotosse tulla, et ma pole elu sees loteriid mänginud. Mis ma nii hästi mäletan, Sven ütles, et hästi kasvatused inimesed ei mängi hasartmänge. Et selline tore algus oli meie koostööl, aga mäletan, et see oli nagu see vajadus, et Eestis see lotomängijate arv oli väike, et need mängisid hästi palju, et kuidas seda siis nagu kasvatada, et hästi põnev selline kiirloteriid, eks ju, ja hiljem sellised väga põnevad kogemused, ka oli au osaleda näiteks Bingoloto turule toomisel, üks nagu tõeliselt, et sa nagu nägid ka selle valdkonnas tegutsemise mõju ja siin võib-olla niisugune hea näide, et näiteks Bingoloto eksisteeris enne selle Eesti Loto sellist massiivset suurt launchi kellegi teise tootena turul. Ja see teine toode oli siis pärast sellist suurt reklaami- ja turunduskampaaniat, mis sellel esimesel puudunud oli, meie kasvasime 10 korda suuremaks kui nemad, aga nende käive, kui ma õigesti mäletan, kasvas 2 korda ja sa mõjutad kogu turgu ja kasvatad või sa said sellist nagu mõju ja hästi nagu huvitav oli, et toona muuseas partneriteks olid seal Agereklaam, eks ju sulle hästi tuttavad, rohkem neid igasuguseid online lotosid aitas seal division luua, meil oli seal hästi hea partner Chitek, Ameerika selline ettevõte, kes vedas ka siin online turundust, et tohutult kihvtidelt inimestest sai õppida, mis on siis 21 aastase, ma arvan, eri privileeg, aga mõnes kohustus ka, et kuidas nagu õppida nii kiiresti kui võimalik. Ma ei saa ennast eeskujuks tuua, aga ma nagu ise fundamentaalselt siiamaani usun seda, et ühe noorel inimesel tegelikult ei ole ühtegi õigustust nii-öelda esimesena tööle mitte tulla ja viimasena lahkuda. Natuke ülekantud tähendus muidugi, aga see õppimist maksimeerida, et aju ju võimaldab sel hetkel nii kiiresti areneda ja kasvada ja see oli kihvt jah, et toona, aga ma mõtlen Eesti Lotos need, kellele mul nagu turunduses oli siis rõõm ja au siis raporteerida alluda, et see Peep Aaviksoo, Märt Mäe, legendaarsed, et sellised turunduse ja müügivaldkonna kuurud sellel hetkel, eks. No sa leidsid ennast hiljem hoopis meediamaastikul ja läksid hoopis turundama meediat, et just see oli niisugune nagu loogiline see, et meedias toimus palju või juhus keegi läks sinna üle ja kutsus või kuidas see käis? See on päris huvitav ja siin oli juba mingid märke sellisele, kui mõtled minu sellisele eluaegsele isiklikule väljakutsele,
et siis peda ma lõpetasin tegelikult 2 erialal korraga, siis ma käisin seal Eesti Lotos tööl, eks ju, ise arvan, et tegin korralikult ja pühendunult seda, et selline tohutu nagu noh, ma ei tea, energia ja võimekus peale tõsta ja tegutseda ja see drive oli hästi kõva ja on minus alati olnud, aga selle mündi teine pool ja see oli ma arvan esimene märk toona, et kui see nii-öelda juunikuus läbi sai, ülikool läbi, et mis mõttes, et ma siis nüüd hakkan ainult seda, siis ma ütleme nii, et ma arvasin mingid läbipõlemise märgid, mida ma absoluutselt nendele ei teadvustanud, eks, ja ma võtsin ikkagi nagu seal stepsli välja ja väga-väga sellised episoodilised, hästi lühikesed 2-3-kuulist sellist kogemust reklaami- ja meediaagentuurides ja tegutsele meediaettevõtetesse siis 20-aastase mineku vahele mul, et proovisin siin ja seal, ei saanud päris jalgu maha, aga ma arvan, et ma olin ikkagi korraks ennast nagu täitsa üle tõmmanud, mida ma edaspidises karjääris ka mitmeid kordi teinud, et see on selline minu isiksuse vari. Ja jah, et aga meedias, sest ma mäletan nii hästi, kui see oli puhas kuulutus, Fontes värbas, vaatasin, et oli ka Ekspress või? Ei olnud kusjuures, et ja naljakas, et toonane Postimees oli siis esimene Eesti meediaettevõte, kes turundusjuhi positsiooni lõi. Ja ma mäletan hästi jah, et nad otsisid Postimehe ja Kroonika turundusjuhti ja siis võib-olla sellest Lotost või sellisest mängulisemast loomusest, et tulenevalt, et mind ikka innustas see Kroonika hoopis rohkem. Vaat see oli sellel ajal selline väga-väga suur ja mõjukas väljaanne, 70 000 oli tiraaž näiteks ja Ingrid Tähismaa seda väga hästi juhtis ja seal ehitas ja ma nii hästi mäletan, kus Fonteses minult küsiti seda, et aga kummale kohale ma siis kandideerin ja seda üllatunud inimeste nägu, Kroonika, oi milline maitse et aga mulle pakkus see nagu jah, nagu hästi palju rõõmus, väga meeldis mulle ja niisugune mängulisem, et ja noh, üldse selle nagu see Kroonikast algas, aga kõik see hiljem sellist tüüpi turundus on mulle ikkagi väga meeldinud, et kus ma saan hästi aktiivselt tegelikult toote arenduses osaleda, et noh, meediatooteta sünnib ju iga hetk seesama päev ja ei ole midagi vanemat kui nagu eilne ajaleht. Et see oli hästi selline paelum minu jaoks. Ma sain muist Postimeest tegelikult ka mingi KT-na hiljem seal turundada ja teha, aga see esimene oli jah Kroonikas, ma sain Luubi juurde. Võib-olla just vanemad inimesed su kuulajatest mäletavad selle Eesti Times, mis jälle jube hästi tasakaalustas. Aga see on tõsi, et Kroonika on ju siiamaani, aga ütleme, et ma ütleks, et tema selline roll ühiskonnas ei ole enam nii suur on ja siis oli ikkagi niimoodi, et igaüks ootas nagu kes nüüd seal on jälle kuskil käinud või mis seal toimub, et kui see välja tuli on ju. Ja selliseid hale armsaid naljakaid ma ütleks, et ikka neid lugusid, kuidas ikkagi tänases mõistiski nagu superstaaridel olid ikkagi mingisugused lood enda kohta valmis kirjutatud, kus nad toimetusse pöördusid, ma tahan nagu öelda, et kui selline intervjuu on plaanis, siis mul on see valmis ja teised toredad naljad, et aga see jah, et kes ikkagi toona nagu Kroonika pidudel, et see oli nagu väga, ma arvan, mõjukas koht, kus olla ja ju nad siis aru said, et tipp-poliitikud enne valimisi loomulikult, eks ole, ja teistpidi ka kuidagi äri edendamiseks, ma arvan, et ju sealt oma kasu nähti, ega nad poleks muidu tulnud, et vaevalt, et see ainult edevuse driver oli. No eks ta ikka palju oli ka edevust, et see on meil kuidagi tõmmanud natuke taha, sest meil on nüüd professionaalsed juhid, eks ole, nendel on natuke teistmoodi juhivad oma sellist mainet ja kuvanditega. Sa läksid edasi ajakirjande kirjatususse, ja? Või sealt tehti siis see asi või kuidas see nagu läks üleüldiselt? See oli jah niimoodi, et muuseas, see on ju mingi kogemus, mis meid seob, on ju, sa oled ju Justi kirjastanud. No kunagi, jah. Eks? Ja, et toona siis, ja see on ikka hästi huvitav aeg, mis mõnes mõttes siis ju jäigi nagu pikaks defineerima, et Postimees ja grupp, Eesti Meedia ja Ekspress Grupp panid siis kokku oma tabloidid ühte ettevõttesse, mida ma hiljem siis nagu selle Vilja juhtima läksin. Ja teisalt siis ajakirjad, et parimatel aegadel neid ajakirju oli 20, mingi 10+10, et see oli ikkagi nagu täitsa pöörane aeg ja kogemus, et lihtsalt nad ei jaksanud enam nagu raha põletada, eks ole, mõttetult ja tohutute vahenditega, ressurssidega konkureerida ja tundus nagu mõistlikum niimoodi minna, et siis meie läksime oma siis selle
enne tegelikult sellele eelnes see, et Postimees ostis ära 10 kuukirja või 8 oli neid, ma ei mäleta, tuntumat Stiil näiteks ja Eesti Naine Pille Pihlamäelt ja mul nüüd ei tule ka kõik nimed meelde, et ühesõnaga sel hetkel, kui me ühinesime, oli lisaks Kroonikale ja Luubile seal veel üks 8 kuukirja ja siis, kui teiselt poolt tulid siis väljaanded, suurim ja tuntum neist Seltskond, eks ole, et tervisetrend, et meil oli tervis, et selline nagu huvitav kogemus ka, et kui sellised 2 organisatsiooni, eriti müügiorganisatsioonis oli see niisugune väga lahe väljakutse muidugi, et keda on ikkagi, kus ma ütlen siis nagu, kes peavad teineteist veristest konkurentideks ja sellel hetkel seatakse neil ühine eesmärk ja selle ümber hakatakse siis meeskonda looma ja seda koostööd tegema, et selline väga põnev kogemus. No see oli nagu võiks öelda niisugune konsolideerumise algus ka, et saadi aru, et selline nagu kasvuperiood oli läbi, et oli vaja leida see efektiivsus seal ja sa ütlesid kohe alguses on ju, et tegemist on valdkonnaga, kus kiirus on nagu paratamatu, et seda, mis eile oli, täna enam ei ole ja on öeldud, jaekaubandus on väga kiire turundaja jaoks ja üldse nagu toote turundamise mõistes, siis mina olles ka meedias on, ma ütlen, et midagi hullemat kui meedia ei ole olemas, sest sa sisust alustad nullist iga päev, eks ole. Ajakirjadega sul on väike nõtk sees, aga nädalakirjaga tegelikult ei ole väga vahet, et see, kui ta välja tuleb sul, siis see 7 päeva pärast sa pead uuesti olema nagu väljas, et see on päris nagu raske. Sa hakkasid ka mingi moment juhtima, eks ole, organisatsiooni, mis tegeles ju tegelikult ka kirjastamisega. No kuidas sellist organisatsiooni, esiteks, kuidas selle nagu väljakutse vastuvõtmine on, et see on päris suur nagu otsus minna sellise nagu valdkonna ühist, kus sul võib ka olla mingid alluvaid, on ju, minna organisatsiooni juhtima, et kas sa sellel momendil nagu teadsid, et sa oled täitsa valmis selleks või kuidas see protsess käis? Muhvigi. Seda ma nagu, vaat seal oli huvitav see, et selles esimesel kirjastuse siis ajal, et aastast siis 2000 kuni 2007-2008 midagi, et see oli nagu tohutu suure turuosaga ettevõtte, eks, et palju inimesi, turundusinimestel osakond oli parimatel päevadel vist 10-liikmeline, aga mis oli selle eripära või mis ma tagantjärgi mõtlen, et toetas mu järgmisi valikuid ja mida ma nagu ikkagi kõigile turundajatele siiamaani soovitan, et selles majas siis Ain Lausmaa oli toona see juht ja tema seda ideoloogiat kandis ja ma arvan, et tohutult õigesti tegi, et ta pani turundusele ka tegelikult revenue vastutuse. Et ma tegelikult siis vastutasin selle ettevõtte 70% tulude eest, levi, eks ju, tellimine, jaemüük, et see arusaam nagu, et kus see äri on ja mis moodi seda kasvatada ja kuidas seda klienti kasvatada, et see hästi selgelt tuli sellega, et see bottom line'i vastutus oli olemas. Aga sealt ma sattusin tegelikult veel TV3, et ma olen kokku selles 3 grupis siis telede ja raadiote turunduse eest vastutanud ja 3 oli nagu übertööandja selles mõttes, et selline rahvusvahelisus ju enne mu töös hästi puutus, sest vaata, meedia on üldse hästi, ta on ju nagu keelepõhine, tohutult ikkagi rahvuslik äri. Kuigi tänaseks on see võib-olla mingites mõttes muutunud ka, aga toona see oli hästi rahvuskeskne, keelekeskne tegutsemine ja selles TV3-s, et oli siis seal oli väga palju huvitavaid õppimiskohti. See oli minu jaoks muuseas esimene see õppimiskoht, kus mul tuli kohaneda juhina täiesti valmis tiimiga ja hästi toimivaga. Mind kutsuti juhiks tiimi, mis oli olemas, kui enne oli nagu privileeg luua kogu aeg neid osakondi ja kokku panna kedagi kuskilt värvata, et aga seal oli nagu valmis osakond, siin ta on, nii ta on seatud, et vaatame, mida siis nagu timmida, et Georgi Viies oli enne mind seal, ma arvan, väga head tööd teinud. Ja selle nagu TV3 ja üks kõvasti helisid oli siis see rahvusvahelisus ja see omanik, kes tõesti nagu väga tõsiselt arendas oma juhte. Kõige paremad viljad said sellest tegelikult sellised müügikunnid, et soovitaks siiamaani, et kes tahab tõeliselt head sellist müügi sellist know-how ja drive'iga inimesi, et värvake neid TV3 grupist, et sellega tohutult omanik tegeles. Ja mis minu nagu siis selline tugev eelis oli lisaks arvukatele juhtimiskoolitustele, millest sellises mausma polnud varem undki näinud või kvaliteedist ka. Ma sain siis 2014, MDG siis tegi ettevõtte sisese konkurssi, kõik maad seal nagu
kandideerisid ja õnnestus siis võita ühes hästi põnevas arenguprogrammis, mis terve aasta kestis osalemine, mis lihtsalt tohutult palju andis enesekindlust. Ma vastan pikalt su küsimusele, et kas ma tundsin nagu valmisolekut või sellist enesekindlust. Absoluutselt mitte, aga see programm see oli siis suunatud naisjuhtidele. 2014 siin Eestis küll selle spetsiifilisest teemast keegi väga ei rääkinud ja sealt must pärineb ka see mu armastus selle teema vastu või võime võib-olla naisjuhtimist natuke teisiti vaadata, naisjuhte mingites, ega me nii erinevad ei ole, aga mingites kohtades selgelt oleme, et seda märgata, toetada, et ühesõnaga kogu see programm kogu aasta, siis McKinsey seda Stockholmis vedas, valmistaski ette tegelikult väga lihtne eesmärk, et juht siis tippjuhtideks ja nagu senior positsioone võtma, et sealt see nagu julgus, et ütleme, et Gunnar Kobini siis kutse maandus nagu heasse kohta, et mul selline valmisolek, et tahaks järgmist sammu teha. Vaata, toona olid need karjääritsüklid, mis täna teooria räägib või uuringud ka, et on hoopis lühemad, aga siis oli see 5-aastane tsükkel nii tavaline ja ma olingi tegelikult selleks hetkeks 3 olnud vist 6 aastat, eks. Et hästi nagu paras aeg oli mu enda jaoks midagi uut. No jah, seal tookord räägiti nii, et alla 3 oli nagu vaadata üldse väga viltu, eks ole, ja siis see jah, nagu siuke 5 oli juba niuke hea karjäär. Muuseas TV3 kohta täitsa olen nõus sellega, ma mäletan, Algis Liblik oli seal, eks ole, reklaamimüüja ja praegu väga edukas kinnisvaramaakler, väga nähtav kinnisvaramaakler, eks ole, et teevad kinnisvarajutte podcasti juba siin nagu mitu aastat, et mina soovitan seda ka kuulata, päris huvitavad lood ja huvitavalt tehtud, nii et midagi sealt ikkagi on tehtud teistmoodi, et sealt tuleb välja. Ja täna on ju, eks ju, Gert Kangert juhib meediaagentuuri, eks ju, et kes oli toona 3 müügidirektor. Ja käis ka meil siin episoodis. Nii et... No näed, Signe Suur muuseas, tema on üldse seal 20 aastat töötanud ja super näide sellest, et kuidas siis selle ettevõtte sees tõesti nagu müügi inimesest on ta kasvanud nagu kõigist astmetest tegevjuhiks, et jah. Et midagi see organisatsioon oskab selles osas nagu teha, eks ole. No siis tuli see koht, et sa läksid nüüd nagu juhtima, et nagu sa ütlesid, et sa olid juba ka varem nagu revenue eest vastutanud. Kui palju seal oli niimoodi sul omal ajal, et agentuuride osakaal oli või oli ikkagi väga palju ka otsemüüki, et teil ei olnud päris nii mugav, et seal 10 agentuuriga nagu läbi käia ja siis sellest piisas, et see käive tuleb, et päris nii see ei olnud, eks ole. Ei, see on hästi huvitav jah, et kui nüüd selle ajakirjandusele mõelda, siis eks ju 70% oli siis levitulud, reklaamitulude eest vastutas keegi teine. 3 oli jah nagu ju iseäranis huvitav, et sellel hetkel võiks öelda vist 98% kogu ettevõtte käivest oli reklaamimüük ja sellest omakorda ma arvan, et täpselt sama palju agentuurid, et see oli siis Gerdi, Ilja Malgise, Signe vastutusala, et seal turunduse, ma olin küll 3, eks ju, nagu juhatuse liige, et ikkagi ettevõtte kogu tulemusega ma tegin tööd ja vastutasin, et aitäh Priit Leitole seda võimalust pakkumast. Aga jah, et müügituludest, et mida ma nagu oma rollis tegin, oli tegelikult siis, et kogu see 3 bränd, eks ole, et loomulikult see valuuta on ju tegelikult see reiting, eks ju, et mida sa saad monetariseerida, et see oli nagu minu asi siis tööd teha, et 3 eripära jälle võib-olla, mis võib ka, ma ei tea täpselt, kus täna on siiras nagu vastus, aga et 3 nagu ikkagi võimekus, ma ei tea, aastakümneid teenida turult rohkem, kui talle nagu nii-öelda turu osa, commercial share of viewing peaks olema, on nagu alati kirjeldanud seda miskit maagiat seal 3, et nagu seda toetada, et kogu see maine, hästi tugev 3 selline business turundus on alati olnud, aga seal ma ei tohi mitte kuidagi seda feimi võtta siis ainult oma tiimile, et seal müük ise oli ka ikkagi super, ükskõik. Ei no jah, see on nagu loomulik, et ega ühest isikust ei sõltu kõik, et me teeme neid nagu meeskondadena ja isegi kui need rollid on paralleelsed, eks ole, et see ei ole ka küsimus. No juhina sa ikkagi hakkasid vastutama kõige eest, eks ole, kui sa nüüd liikusid edasi, et see on siuke, minu jaoks on siuke nagu huvitav positsiooni muutus tavalist inimese elus, eks ole, et
paljud veavad välja, paljud ei vea välja, eks ole, et noh, esiteks on see delegeerimise oskuse küsimus, et see professioon, mis sul oli, sa pead suutma selle ära delegeerida ja võtma nagu uue, on ju, ja hästi palju väljakutseid, üks on ka raha juhtimine näiteks, on ju, inimeste juhtimisele lisaks, aga inimese juhtimisi on meil ka nagu valdkonnapõhised, et mis kõige raskem sinu jaoks oli? Isegi kui sul oli päris hea nagu ettevalmistus nii kogemuse kui selle sama aastase perioodiga, mis sa õppisid veel seal kõrval. Seda ma ütlen küll, et nagu need nagu suured sõnad või mis öeldakse, et oi, et no ma ei tea, et see tegevjuhi positsioon, see number 1 positsioon on nagu hoopis muu, et sa ei saa seda nagu ette kuidagi nagu tunnetada või kogeda või midagi arvata, et see on puhastada, et tegelikult ikka vähemalt minu jaoks, et ma poleks nagu ikkagi seda nagu kuidagi seda vastutuse hulka ja kui palju see sellist mängu muudab. Tegelikult ma ei osanud seda ette kujutada, et seal sellise enese manageerimise teemast oli palju, et teha, et kuidas sa ikkagi ühel ajal vastutad omaniku eest, eks ole, omaniku ees, et mis väärtus sa lood, eks ju, mismoodi sa seda lühiajaliselt kasumit toodad või koos meeskonnaga, muidugi ma räägin siin esimeses pöördes, aga ja millist väärtust sa siis koos meeskonnaga pikas perspektiivis selle ettevõtte väärtus kasvatad, eks, aga teistpidi need inimesed ka, et see nagu lõputu žonglöörimine vastutus, et mis väärtus sa oma inimestele lood. Et see oli väljakutsuv kindlasti ja ikkagi see pingetaluvus, eks ole, et see vastutus on teistsugune, täpselt see, mida sa väga õigesti ütlesid, et kõik, mis sind nagu eelmistes rollides edukaks tegi, noh tegelikult ka ise asjade väga hea tegemine, et kuidas see kõrvale tõsta, et mitte öelda isegi parim, mis sa teha võid on, noh ma arvan küll, et ma võiks anekdootlikke lugusid kindlasti rääkida, kuidas eriti turundusdirektori jaoks ma olin võib-olla niisugune õudustunne nagu juht, eks ju, kes kogu aeg teadis kõiki asju, eks ju, ja nendel enda võib-olla ebakindlamatel hetkedel asusin otse loomulikult tegema neid asju, mis nagu hästi välja tulid, eks, et jah, et see roll on teistsugune ja see, mida sa ka nagu õigesti ütlesid, et minu kindlasti kõige suurem nõrkus juhina, mida ma pidin kiiresti arendama ja väga palju õppima oma siis partneritelt boardis ja mul oli õnne, et mul on tõesti mõlemas ettevõttes, mida ma tegevjuhtinud olen, olnud väga head ja väga tugevad ja väga usaldusväärsed finantsjuhid, aga kui poleks, et sellel kulul ma parem nalju ei hakka tegema, et nad kasvatasid mind palju ja üks asi, mida ma tõesti ei ole, ma EPS-i müügiagent, ma lihtsalt teistes koolides ei tea sarnaseid tooteid, mina nagu sõna otseses mõttes vist tegevjuhi viimasel pool aastal asusin õppima finantsidest mitte finantsistidele. No ma ei tea, mis mind ometi nagu takistas seda 3 aastat varem tegemast, et see oli küll, et hästi kiire kasvukoht, mis oli nagu keeruline, et sa ise tead ka siiamaani, et mida seal pedas ikkagi ka meedias reklaamis, et see ei ole see asi, milleks sind ette valmistatakse. No see nurk ongi seal natuke teine, aga ma olen selles mõttes nagu 100% nõus, et olen ka öelnud, mulle on öeldud, et see, kes juhib raha, see juhib ettevõtet, on ju. Nii et kui sa delegeerid selle finantsjuhile ära, eks ole, kogu selle nagu vastutuse, siis sa tegelikult enam ettevõtet ei juhi, on ju. Ja võib-olla see, ma olen mõelnud, et võib-olla see niisugune nagu mitte päris ühe jalaga käimine, noh, kas kui sa võtad turundusdistsipliini või kedagi, et nad nagu finantsiga ei saa nagu üksteisest hästi aru, see tuleb tegelikult sellest, et minu meelest finants on paratamatult 2 jalaga maa peal rohkem, on ju. Ja see cashflow küsimus on seal väga suur küsimus, millest noh, ikka turundaja nagu mitte midagi nagu reeglina ei tea, on ju. Ja kui sa nüüd tegevjuhi ameti saad, siis see, eks ole, et kust raha tuleb, aga ka millal raha tuleb, eks ole, on ju, millal ma midagi pean välja maksma, see tegelikult ongi kogu see äri nagu noh, süda ja kui sa sellest nagu aru ei saa või seda ei taha juhtida, siis väga nagu vist pikalt see tegevjuhi ametit ka pidada ei saa. Jaa, absoluutselt ja mida ma nagu väga näiteks turundajatele, võib-olla me räägime pärast sellest, kuidas sa mind tutvustas ka EPS-i programmist, et meil tegelikult ongi nagu, sest teistpidi ma ütlen, et nagu turundusel, ma arvan, et on kõige paremad eeldused, kui endal on tahtmist tegelikult ettevõtte tippjuhtkonna ta nagu ma ei trügida on õige sõna, aga et olla selle osa
edasi kasvada tegevjuhiks, sest jälle, et see, et äri on ju seal, et kuidas sa oma klienti lood, eks ju, kuidas sa oma kliendi vajadustele, et noh, mitte kellelgi ei ole, eriti täna, et kõik see informatsioon, mis sul digist tuleb, et noh, mitte keegi ei tunne äri ja klienti paremini. Et just see osa, mida endas juurde arendada, mida ma ise tegin ja ma arvan, kus ma olin tegelikult nagu päris hea, ma isegi mõtlen eelmise sajandile sellele kroonikaturunduse rollile, et ma kogu aeg proovisin, ma olen loomult uudishimulik, eks ju, et ma mäletan küll selliseid ka tonna või kontserni finantsdirektorilt kirjatud aegasid, et julgust jätkus õnneks, eks ju, et kuule, ma tahan paremini aru saada, et näita mulle, kus see äri on, et no mul ikka 20 lolli küsimust, aga see hästi palju aitas, pluss see, et püüa ise sellest ahelast, et noh, ikkagi endale nagu, et lihtsalt enda arengu mõttes kasvatada seda arusaamist selle äri nagu rahalisest mõõtmest, et ma arvan, et sellest on nagu ammu juba väga nagu noh, ütleme, et täitsa nagu pieteedi tundeta, et ma ei pea mitte ühtegi turundajat 30 aastat, ma arvan juba miks plakati tellijaks või ainult kampaaniate siis sisustajaks, et see on niisugune klišee, et piinlik öeldagi, ma otsisin sõna. Aga et sinna vahele ja nagu sellise tõesti nagu ärijuhtimise vahele jääb veel samme, et kuidas ikkagi ka turundajana seda kogemust kogu aeg koguda, et mis mõju on mu tegevusel, et kuidas ma seda tegelikult siis ettevõtte bottom line'i mõjutan, et mida rohkem sealt endale haarata, siis A on huvitavam ja B seda rohkem lood endale võimalusi. No ettevõtted on ka erinevaid ja läbipaistvus on erinev, et ma olen kohanud ettevõtted, kus ei tahetagi avada lõpuni teatud tasandile numbreid. Kas sellepärast, et inimesed liiguvad, ei taheta näidata kasumlikkust tegelikult on ju ja kõike muid aspekte ja siis on seda enam nagu on raskem sinna ka kaasa minna, aga paljud ettevõtted on ka tegelikult avatud ja vaadatakse koos, eks ole, et näete, et meil ei lähegi hästi, et vaadake numbritele peale, kus need tulevad või siis vastupidi. No kui sa selle ametiposti võtsid, on ju, et 2 asja, mis minu meelest on nagu hästi tähtsad, on ju, et üks on see, et sa peaks hakkama defineerima ikkagi nagu korra ümber võib-olla seda, et kus sa oled, mis ettevõtet sa juhid, eks ole, et mis see missioon on, mis visioon on, et meil, ma julgen öelda, et 90-ndatel, 2000-ndatel olid rohkem need õpiku asjad ja neid nagu räägiti läbi, pandi kirja, aga need ei olnud nagu need alused, mille järgi elati, need olid rohkem kunagi pidi, ainult nii. Ja mingi moment see asi muutus, täna on ta hästi aktuaalne, et me üldse lähmegi sellest nagu pihta, et miks me seda ettevõtet teeme, miks see ettevõte üldse sinna on, eks ole, mis väärtuspakkumist ta pakub, on ju. See on nagu üks osa sellest, on ju, ja teine on see organisatsiooni kultuuri osa, et mis väärtuste baasi me kanname, eks ole, millist kultuuri ma tahan teha. Kas sa selle peale tollel hetkel mõtlesid, et korra sõnastada enda jaoks, kus rollis sa oled, mis see ettevõte on, kuhu ma tahan minna, millist organisatsiooni ma tahan, või sa sisuliselt astusid kingadesse ja hakkasid tegutsema, et et see on, mis on ja on vaja see igapäevane leip ära tuua või? Tarkus kasvab ajaga, eks ju, et mul on tegevjuhina olnud siis 2 rolli, sama omaniku ettevõtted, eks, et see Õhtuleht, toona nüüd Õhtuleht kirjastus ja siis ajakirjade kirjastus, ma arvan, et teises ma tegelesin tunduvalt rohkem selle teemaga ja esimeses jah, et ikkagi alguses kindlasti vähem, kus mul tegelikult jälle, mille pärast ma olen väga tänulik Gunnar Kobinile, hiljem Mari-Liis Rüütsalule, ka sinu nagu väga heale külalisele, et ka ühele juhile, keda ma olen nagu väga palju kasvanud, ma arvan, et Eestis minu jaoks üks keda ma kõige rohkem juhina hindan. Inimene on Mari-Liis Rüütsal, aga Gunnar Kobin oli niisamuti väga erinevat tüüpi juhid, väga erinevad asju õppida, et mis oli hästi nagu, mis mulle siis nendes mõlemas nagu ka koostöös või nagu gruppomanikuna oli üliselge muutustes, eks ju, et mis on täpselt see mõõdik, nagu selline coachingu küsimus, et kuule, et kui sa 3 aasta pärast hindad, et kas koostöö oli edukas, kas ma juhtisin teie ettevõtet hästi, et mis on need targetid, et need olid hästi täpselt sõnastatud, kuidas teemadesse sekkuti ikkagi suhteliselt vähe, alati olid väga suure kogemusega siis inimesed, ka grupi tasandil tehti päris palju koostööd, et seda vist Mari-Liis Rüütsalu pisut rohkem arendas, et kuidas siis grupi erinevad ettevõtted teeks koostööd, juhid õpiks, eks ole. Ja sellest ajast muuseas, et ma arvan, et mis mind ennast väga palju aitas ja vastus küsimusele, mis ma tegelen millega ma täna tegelen, et ma tegelikult sinna Õhtulehte siirdudes, et ise sain siis hästi hea kogemuse juhtimiscoachi kliendina.
et ma tegin, siis olen ise koostööd teinud Eestis Peep Paaviks ja Ivar Lukiga hiljem, et tõesti nagu ma tõesti, et seda jälle, mis ma enne ütlesin, et seda on nagu raske sõnadesse panna enne, kui enda kogemust ei ole, et nendest seal tippus mingid kohad on üksindased kohad, kuskil on need hõredad kohad, et kindlasti on sellist nagu neutraalset peeglit sul vaja. Et ma selle nagu kasu sain sealt kõvasti. No selles mõttes need koolitused, üks on see, et sul satub näiteks juhtmentorina, eks ole, kas ta seda nagu ise mõtleb mentorluse mõttes, aga et on hea juht või teine on need samad koolitused, võtta nagu sa ise ütlesid TV3 ajal, sa said sellist pikka nagu koolitust, on ju. Mul muuses, ma käisin esimese, kui tegi Mare Borg selle Äripäeval see tippjuhtide, ma käisin selle läbi, mul oli Hansa, Luik, Kadi, Lambot, on ju. See oli tegelikult super hea noore jaoks, on ju, et sellised juba nagu päris hea vaatega need, on ju, et see arendas tegelikult hästi palju, on ju, et ma nagu väga soovitan silukestele kursustele minna, on ju, mis on hea, ütleme, ka nagu koolitaja poolt läbi viidud või koolitajate poolt, et kas see, et sa nüüd hiljem hakkasid EBS-is seda samat turundusjuhtide nagu arengukoolitus või kuidas sa seda programmi nimetad, vedama hiljem seda coaching, kas see oli see sama asi, et sa nagu tundsid sealt, et on midagi tegelikult, mis sind nagu kõnetas, kus sa näed, et oleks võimalik tegelikult teisi inimesi paremaks teha ja seal lõi natuke selline koolitaja või koolituse inimese või õpetaja nagu ameti kutse välja või? Ja muuseas nii naljakas, et selle ma panin nagu mingi aeg hiljem üldse kokku, et oi huvitav, et ma täidan omal moel oma lapsepõlve unistust. Natuke teises vormis, kui ma seda ette oskasin kujutada, aga hea, et see õpetaja koolitaja roll mulle lihtsalt meeldib. Et jah, et absoluutselt, et ma ju sain selle kogemusega kätte, et kus siis mul nagu ise olnud siis ikkagi valinud selle karjääriraja, siis ma tahtsin seda, et see tegevjuhtimise kogemus saada, sinna kasvada, et kus mul need arengukohad olid, eks ju. Ja mida ma sellel hetkel hakkasin võib-olla siis nagu teiselt toolilt nägema tegevjuhina, et ikkagi need nii Õhtuleht kui ka ajakirjade kirjastus olid ikkagi, ka see turundus oli väga nagu oluline seal, eks ole, et jälle need ettevõtted ja siis valdkonnad on nii erinevad, et kus tähendus on suurem või väiksem. Et seda ma nägin ka, et ikkagi, et need minule tundunud kitsaskohad, eks ju, mis mul olid, et ei olnud nagu ainult minu, et need olid miskid asjad, mida turundaja, kes tahab siis samme edasi seada, peaks endas arendama. Et see oli see algus nagu. Kui sa nüüd selle sama programmi loomise peal, programmi loomes on just tõesti, et sa pead nagu jube hästi tundma seda persoonat, kellele sa seda lähed nagu looma ja mis need väljakutsed on, siis sa pidid hästi palju korra seda enda jaoks nagu läbi settima, eks ole, nagu sa ütled, enda kogemuste pealt, mis on kindlasti rääkima teistest, on ju. Mis need kõige suuremad nagu, ütleme, nagu väljakutsed sinu meelest tollel hetkel oli, kui tegite kindlasti aastate jooksul seda nagu muutnud või modifitseerid vastavalt tagasidele. Aga mida sa sellel hetkel nägid ja mida sa praegu oled näinud aastate jooksul, et mis on need puudujäägid, mis nagu turundusjuhte võib-olla hoiavad tagasi või arengus vajaksid nagu? See on selline nagu jah, selline leadership programm, mis on siis nagu, esiteks ma alustan sealt, et mulle läks ikkagi väga heas mõttes südamesse, kui Anniken Haldna, turundajate liidu, eks ju, juht, kes omab ka ju nagu kontakti nagu väga paljude turundajatega, ütles, et tõenäoliselt on see programm, mis on turunduse mõjukust ettevõtetes või turul koolitusprogrammides kõige rohkem mõjutanud, et millega me seal tegeleme, et ja jälle tegelikult isiklik õppetund, et igasugune juhtimine hakkab enesejuhtimisest, enda seisundi juhtimisest, et see on su esimene tööriist, et see programm on alguses peale sellega suhteliselt palju tegelenud ja tegeleb siiamaani, sellest sisu on sees muutunud, meeskonna juhtimise mingid temaatikad loomulikult, aga kui sa nii küsid, siis, et kuidas nagu turundus saab ettevõtte nagu tulemuslikkust mõjutada, on olnud nagu alguses peale üks hästi-hästi oluline fookus ja see on küll aastate jooksul muutunud, et Kaarel Mikkin on, ma arvan, hästi olulist teemat nagu sellist brändi ja teenuse disaini seal läbi aastate juhtinud, on tegelikult olnud väga selgelt ka sellist finantsoskuste osa selles koolituses, kus on osus mõttes, et ma ei tea, nagu finants sellist basicu mõistmist, mismoodi aruandeid lugeda, mismoodi üldse mingi finantsstrateegiliselt mõelda jälle, et kuidas sa seda bottom line'i mõjutad.
ja siis viimaste aastate selline lisa on ja ütlen täitsa ausalt, et see on seotud olnud lihtsalt ka super inimese olemasoluga, et ma olen hästi uhke, et seda innovatsiooni juhtimist, see on see, mida tegelikult turunduselt üks tegevjuht väga ootab sinna panust, eks ole, võimekust näha turgu laiemalt ka keskpikas, pikas strateegias, eks ju, et seda on seal jah, Anu Ruul meil veab, et miks ma ütlesin, et inimese keskne valik, et eks ma tahtsin teda väga juba 7 aastat tagasi, aga siis nii armas, et ta on vahepeal mitu korda emaks saanud, et siis minu hea võimalus avanes 3 aastat tagasi. Aga ma olen nagu palju timminud. Ühel hetkel ma tõin sinna seesama selle coachiva juhtimise sisse, eks ole, et ikkagi see juhi roll ajas, et nii palju ikkagi sellist sealt kontrollilt tulemuste sellisest võib-olla ka vahetevahel sellist mikromanageerimisest, eks ju, et sellisest coachivamaks, mitte seda alati üldse kasutada saaks, et ma proovin ka alati hästi normaliseerida, et see on tõesti vältimatu oskus, mida kindlasti igas olukorras, igas ettevõttes, iga inimesega ei saa rakendada igas olukorras, aga et selle osakaal on siis hästi palju kasvanud, et kuidas siis jälle metafooriliselt öelda, et see juhi roll, et nagu aednikuma, et sa saad hea kasvutingimuse sellele kurgile luua, eks, aga sa ei saa tasemel kasvada. Või see teine arusaam, et kõige parem seeme ka nagu kesvas keskkonnas lihtsalt ei kasva. Et selliseid coaching oskuseid ja jälle, et võib-olla mis on ajas muutunud, mis on üks uuem tegevus meil seal või teema, et igasugune keeruliste vestluste disain, konflikti juhtimine, et kui õues läheb väga ärevaks ja ennustatavus on madal, et jube udune on, hästi kiired muutused, et sellistest nagu ka väliskeskkonna vajadustest tulevamaid sellist timmimisest programmis on päris palju olnud. Eks need on ka need tagasidet, et kui sa räägid nende turundajatega, mis on need kohad, millest see king pigistab, eks ole, ma saan aru. Ja ma eeldan siis seda, et sellest jutust ma saan aru, et sa põhimõtteliselt nagu tahad anda paremat inimest sellele tegevjuhile, omanikule kõrvale, et ta on nagu rohkem ta partner, mitte selline nagu rollitäitja, et mine tee nüüd mingi asi ära, eks ole. Jaa, absoluutselt. Ja selle inimesele endale kasvu võimalus, kui ta tahab. Aga kui palju seal nüüd, sa nimetasid seda ka nagu enesearengud, et kui palju on see nagu skillide arendamine, nagu erialaste skillide, teenusdisain on nagu erialane skill, on ju, ja kui palju ta on nagu sellise nagu enesevaatamise, et enesest arusaamine, aga enesekindluse arendamine ja ütleme, et laiemalt võib-olla siis niisugune nagu juhtimisoskus. Palju ta nagu protsentuaalselt sa nagu, kui sa vaatad jälle peale, kui palju vajatakse ühte või teist osa, vajatakse mõlemat ja kõiki, aga ma arvan, et see ongi tegelikult, et ega hea juht on tegelikult see, kellel on nagu väga-väga hea arusaam iseendast, enesejuhtimise võimekus on tal olemas ja kindlasti täpselt sama oluline, et päeva lõpuks on juhtimine, teiste juhtimine. Et siis see meeskonnaliikmete parem tundmine, mis on need põhimõtted, arusaamad, tegelikult ka tööriistad, me anname tegelikult hästi praktilisi tööriistu seal. Et ma arvan, et see on selline võib-olla üks 30% on selle enesejuhtimise temaatika, meeskond, äkitselt isegi mingisugune 40-50 sinna ja siis jah, kõik sellised tulemuse juhtimised, siis täpselt kuidagi on hästi imelik, et sellel hetkel, kui sa hakkad seda nagu, ühesõnaga, kui panna 2 kõverat, ma arvan, et Anderson oli see autor, kes esimest korda seda nagu mõtlema pani sellele, et kes sõnastas, et kui sa võtad kogu sellise kasvujuhtimisteekonna, kui sa hakkad väga tugevat tulemust tegema, ka nagu ärilises mõttes ja siin on siis nagu see isiklik kasv, eks ju, siis kuskil tehakse tavaliselt kompromisseks, et tohutult tulemust tehes, äri kasvatades, turgu võttes, et millegi pärast jääb teine nagu vajaka, et võt sellega ma olen proovinud seal žonglöörida ja tasakaalustada, eks. Et seda tehtaks nagu kuidagi tervemal moel endale ja oma tiimidele. No vaata, ma tegin episoodi Mare Borgiga sellest läbipõlemisest, on ju, sa korra mainisid, eks ole, et sa siuke ka overachiever võib-olla nooremast peast, on ju, ja ma näen väga palju turundajad tegelikult, kes kas on endale aru andnud või mitte, on kas väga lähedal on läbipõlemisele või on nagu neid mitu korda läbi käinud, et ega mul on ka olnud omad nagu ajad sellega, on ju, et see midagi meeldivat ei ole, on ju. Ma tahaks sinna kohe veel nagu kõrvale võtta selle, et nagu pereroll, vaata, et ja naisterahvastele eriti, ma ütleks, et ikkagi nagu võib-olla loomu poolelt läheb suurem niisugune energia ikkagi nagu laste kasvatamisele, mitte et mehed ei osaleks seal, aga see on ikkagi kuidagi võib-olla protsentuaalselt natuke teine, on ju.
et kui raske see on, noh, kui sa näiteks jälle vaatad kas ennast või vaatad neid samu inimesi, kes on sul läbi käinud, on ju, et kuidas seda tasakaalu leida, et noh, on vaja tulemusi teha, sa tahad teha tulemusi, sul on mingid eesmärgid, on ju, ja siis on teisest küljest tegelikult selline nagu perekondlik roll, eks ole, kus sa pead tegema kompromissi, et noh, et kõige lihtsam näide, eks ole, laps jääb haigeks, võib-olla ainult nädal, võib-olla 2 eemal, aga asjad vajavad tegemist, et sa paratamatult pead tõmbama nagu kuskilt ära või noh, mul kõige lihtsam näide oli teisipäevast, eks ole, et mul laps on veel väike, käib lasteaias ja noh, isadepäeva nagu üritus on, aga mul samal ajal loeng. Noh, et väärtuste küsimus, et kuhu ma lähen, et teisest küljest 100 inimest tahavad loengut saada, noh, et noh, mina loomulikult valisin lapsega aja ja nihutasin loengut, tegisin küll noh, inconvenience teistele, aga noh, ma näitan ka noortele väärtuste baasi, eks ole, et noh, et aga see on paratamatu žonglöör, eks ole, et kuidas sellega hakkama saada ja noh, ma ei tea, kuidas sinu nagu nägemus sellest on, et mõnes mõttes mul tundub vahel, et see on nagu illusioon, et kas ta päriselt olemas on, et sa kogu aeg žonglööridki seal vahel, aga ma arvan, mis nagu noh, üks asi, mis on nagu võib-olla jälle, no see on nii mitme tahuga teema, aga millele ma esimesena võib-olla fookuses jaoks on kogu see ületundide kultuur, et selle all muuseas oled sa naine või mees, ema või isa, et kannatame me ühtemoodi, et kuidas nagu aru saada, et see kogu see pisikultuur, eks ole, et see on saatanast ja tegelikult ei aita ka tulemustele absoluutselt kaasa, et ikkagi kõigis selles ärevustes, et rääkides Mare Borgist, et ka tema tool on mind tohutult aidanud. Ma arvan see koht, et ma võin öelda, et ma päris läbipländ vist ei ole olnud, et väga ääre peal käinud, et ülitänulik Marele, et kogu see selline ärevuse, noh hetkel ka selline tähelepanu manageerimine, eks ei ole see ainult mingi neurodiversity teema, et see on kuidagi siin keskkonnas üldine, et ma arvan, et lihtsalt, et kuidas nagu zoom in, eks, et kogu see ikkagi fookuste seadmine nagu väga agressiivselt, kui nii võiks öelda, tegelikult enda tegelikult kalendri, oma piiride kaitsmine ja noh, mis on võib-olla naistel loomupäraselt keerulisem koht või vähemalt väga paljud leadership programmid tegelevad selle teemaga, et kuidas ei öelda. Et loomupäraselt naised on nagu kenad ja see kogu see, mis on minu teema olnud, et kohutav see meeldimishaigus, eks ole, et noh, see ei luba sul ei öelda oma piire seada, et ikkagi jah, et lühidalt vastates, kuidas ma täna nagu oma one-to-one kliente püüan selles kohas aidata, on et ikkagi, et kogu see lühemaks, võib-olla lühemad fookused, sellised 3 kuu elu rohkem, et see aitab kuidagi manageerida, mis selle sees fookused on, mis ma raudselt tegema pean, millele ei ütlema, kuidas kaitsta, sest tegelikult noh, see arusaam, et meil tegelikult nagu väga efektiivseid tunde on ööpäevast 4. Et nagu üli täpselt peaks mõtlema, mis ma teen sellega. Aga mis on 4 võtad? Nii palju, kui ma lihtsalt lugenud, et me oleme piiratud, et neid väga efektiivseid tunde, mõni ütleks 2 sulle võib-olla, aga ja reeglina see on see aeg, kui sa üles ärkad sellest 1-2 jooksul, on nagu väga efektiivne aeg ja nagu maailm on seatud rohkem siis vist hommiku inimestele, et kahju nendest, kelle sellega väga raske kohaneda on, aga jah, et need hommikused tunnid, minul näiteks on iga päev, ma ikkagi väga mõtlen, et mida teha nendel päevadel ikkagi niimoodi 10-st, ma ei tea, 2-ni või 9-st 1-ni, et kes kus... Ma mõtlen seal nüüd selles mõttes, et noh, ma olen küsinud tihtipealt ka turundajate käest, et kes su kalendrit juhib. Ja ma nagu, miks ma hakkasin seda küsima, kui ma olen seda korduvalt siin nagu väljendanud, on see, et mingi moment, kui mul oli hästi suured nagu noh, mahud käes, mida teha ja ma nagu vaatasin teisi ja teised ütlesid kogu aeg, et neil on nii kiire ja ma vaatasin, et mul ei ole kiire. Et noh, milles, et kas mul on midagi viga ja siis ma sain aru, et põhiline vahe on selles, et kes juhib agendat ja mina juhtisin ise oma agendat, ma hästi paljusid ütlesin seda, mida sa ütled, raske on öelda, ma ütlesin ei kohtu, see ei lähe minu strateegiaga kokku, mul pole mõtet oma aega kulutada, on ju. Ja siis ma sain aru, et see vahe oligi selles, et teised nagu ütlevad kõikidele asjadele jaad. Ja oma peas nad, isegi Jaanika Terasmaa rääkis sellest, et aga ta on saanud palju nagu häid opportunity'd sellest asjadest. Ma ütlesin, et okei, võib-olla, aga selle tulemusena tegelikult sa ju ennast nagu ka lõhud, on ju, sest sul on seda aega vähem, on ju.
et see on natuke nüüd nagu selles, et paljud vist ikkagi ei juhi ise oma agendat, et nende eest juhitakse agendat ja siis on see sama asi, et on palju asju teha, kaasa arvatud oma isikliku elude asjad ja siis hakatakse jooksma umbe, pluss meil on enesearenguks ka veel aega päris palju, mida aastad edasi seda rohkem, et kas see on siis natuke nagu ajajuhtimise, on see nagu võtmesõna, et kuidas sa nagu ellu jääd selles või? Ma arvan küll jah, et ajajuhtimine, kogu see produktiivsuse temaatika, eks ju, et kuidas ma prioritiseerin fookus ja mis see minu 80-20 on, aga siit võib-olla selline nagu korral nagu selline kõrvalepõige, et mis väga paljusid sellist laadi väljakutseid on minu jaoks, tagantjärgi tarkus on üldse raketiteadus muidugi, aga mis ma mõtlen tagantjärgi, mõnes kohas oli seda vaistu, et täna ma tõesti hoopis muidugi teadlikumalt, et ikkagi, mis on selline natuke suurem tähendus või selline kaugem eesmärk, eks ole, et selle vastu, et kui sul on see oma missioon või kuidas me seda nimetame, oma tähendus ja kui sa läbi selle juhid, et esiteks aitab see väga sellistes teadmatuses, ärevuses, tegelikult sul on see nii-öelda põhjanael, eks ju, kuhu sa liigud püsti jääda ja teiseks jälle, et kuna see on minu isiklik kasvamise koht olnud, siis paremat põhjust nagu ei öelda ei ole, kui millegi jah öelda. Eks, et ja siis see läheb väga lihtsaks, loomulikuks, sul ei ole endal seal süütundeid, ebameeldivusi, teisele poolele see on tunduvalt tervem, et omada seda teadmist, et mis see sinu missioon täna, mis ma tahan siin maailmas teha. Kas see peab kokku minema ettevõtte missiooniga või? Mitte ma ei räägi nagu üks ühele nagu kirjutatuna, aga või võib olla ta mingi paralleelne asi või? See on hästi hea küsimus, sest et päris paljud autorid ütlevad, et see ongi juhtimise nagu kõige keerukam paradoks tegelikult, kui see on vastuolus. Et tegelikult, et ei ole võimalik minu arusaamist mööda nagu usutavalt juhtida, tulemust saavutada kuidagi jätkusuutlikult, nii et see on teistele inimestele ka mingit väärtust loov, kui see on nagu räiges vastuolus su isikliku nagu agendaga või et see, et kui see autentne kiht või et kui sa nagu ei saa nagu enda väärtustega kontaktis olla ja pead kogu see walk your talk ja see jutt, et see lihtsalt ei ole usutav. Ja inimesed tegelikult vahet ei ole kas kõhutundega või täitsa ratsionaalselt hammustavad selle läbi ja sellise juhile ei ole võimalik järgneda, et kes enda väärtustega kogu aeg teeb, kus ma ütlen siis väga suuri kompromisse, et loomulikult mingisuguseid sa pead kogu aeg tegema, et nagu juht vastutab, eks, et ja selle raames, et sa õpid žonglöörima, aga et kui see on ikkagi su nagu baasväärtust ja sellise sinu tähendusega, mis sa luua tahad siin maailmas, see konkreetse ettevõtte juhi roll ülisuures vastuolus, siis ma arvan, äärmiselt mõistlik ära minna. Ma mõtlen, et kas see peaks olema selline, kui sa värbad, eks ole, inimest peaks olema selline nagu fundamentaalne küsimus, et kuhu sa minna tahad, mida sa teha tahad ära, seal nüüd inimene teiselt poolt võib ka nagu valetada kokku, mõelda, et mida see teine pool tahab kuulda, aga ja ma kujutan ette, et 20-ndates ma üliõpilastelt näen, neil on nagu halli arm, või nad ei tea, mida nad tahavad, et võib-olla 20-ndates veel on seda nagu vara küsida, aga 30-ndates juba võiks nagu vist teada, mida ma enam-vähem nagu tahan, aga see ka vist veel kujuneb, 40 kindlasti sa juba tead, et võib-olla see on see koht siis, et sa saad aru, kas sa nagu alignid või mitte, eks ole, et kui tal on, sest ma tulen korra tagasi selles, et vaata, ma olen ettevõtja ja ettevõtja roll on veel hoopis teistsugune, seal on see tegevjuhi roll, aga sul on ettevõtjana hoopis teistsugune asi. Mingis osas nad kattub, aga mingis osas nad ei kattu, sellepärast kui sa suurt organisatsiooni juhid, siis tegelikult sind veavad ka teised rollid edasi, kui sa oled väiksem ettevõtja, siis sa pead hästi palju ise žonglöörima ja tulles tagasi sellele aja nagu panustusele, et siis ma väga annan endale aru, et nüüd kui ma lapsega pean tegelema rohkem, siis ma tean, et mu ambitsioonikused nagu firma kasvatamisel peavad lühiajaliselt tõmbama nagu tagasi, sest ma ei saa seda aega kuskilt võtta, Kui ma olen suur ettevõttes, siis see kindlasti ka nagu mõjub, aga võib-olla teised inimesed võtavad mingis osas rollid üle, et seal on jälle mingi omavaheline suhe sellele asjale. On, ma olen ju ka tegelikult täna naine nagu orkester, eks ju, et need EPS-i rollid on ju nagu ainult üks osa minu tööst, et ettevõtjana ise, et vastutad oma tulemuse eest, et keegi teine seda ei tee ja muuseas, et selles kohas on mul samamoodi see väljakutse või see minu muster kordunud, et siis ma kipun nagu mingisugust ületöötsüklisse, eks ole, ma ei oska sealt välja tulla, meeldib ka see töö veel, eriti jõudne, eks ju, mis öeldakse, et kui su töö on su hobi, et loodusõnnetus, eks ju, sest et siis on seda piiri päris raske
raske pidada, et aga kas sa usud, sellele on ka öeldud see sama tasakaalu teema, et see work-life balance, et mõned ütlevad, et see on täielik nagu jama, sellist asja ei saa eksisteerida, eriti kui sa oled ettevõtja, eks ole, on ju, ja võib-olla eriti siis, kui see ongi sinu passion, on ju, ja kas ta peaks üldse eksisteerima või ta ongi selline, teda on võimalik nagu žongleerida ka niimoodi, et tegelikult ei ole seda probleemi, et see on välja mõeldud probleem või? mis ta on välja mõeldud, aga ma arvan, see on ikkagi see piiri seadmine või see, et endale siis aru anda, et okei, kui mul hobi on mu töö, et siis mul kindlasti, ma nii hästi mäletan, muuseas Karmen Joller, kes äkki Anu Välba saates ütles, et mõtles oma arstiõpingutele järgi ja ütles, et tema psühhiaatri õppejõud oli talle vist öelnud, et ta ei muretse kunagi Karmen Jolleri nagu vaimse tervise pärast, et ta on lihtsalt liiga palju hobisid selleks, et probleem tekiks. Et võib-olla samamoodi siis mõelda, et okei, et kui mulle meeldib mu töö, ma arvan, et see on miski, mis meid ühendab, et mulle ka meeldib mu töö väga kohe, et siis ikkagi, et kuidas seal kõrvale aru anda, et ma käin trennis, et ma kindlasti loeks, eks ole, ka neid asju muuseas, mis ei ole nagu kuidagi erialaga seotud, et jälle, et mina võin öelda, ma not good enough'i olen oma elus küll ja küll on realiseerinud sellega, et ma võin ainult millegi pärast mingit juhtimisäri raamatuid lugeda, et nagu ka moonet kogu nagu mingi empaatia ja muust rääkimata, et ikkagi tuleb ilukirjandust lugedes või mis neid kellelgi on, hästi teadlikult mõelda, et kui ma arvan, et see minu töö on minu hobi, siis nagu, et mis veel mu hobi on ja seda mitte ära unustada seal juures, eks. Ma olen öelnud, et hea lakmuspaber on selleks aru saada, kas see töö on su hobi, on see, et kas sa ootad esmaspäeva või reedet. Ja see on mingi lihtne vastus, on ju. Et noh, kui sa ootad reedet, siis suure tõenäosusega sul on mingid muud asjad, mis sulle pakuvad rohkem rõõmu, eks ole, on ju. Ja laupäev, pühapäevist alati kaitsta, eks, et ja mis just nii hästi, et tuleb nagu korra mõelda ja aeg maha võtta, see paus võtta, et kes mu kalendrit juhib. Aga miks see nii raske on inimestel? Kas see ongi see sama eive, et meil on nagu õpetatud viisakas olema ja et noh, et kui keegi pöördub, noh, me võtame isegi selliseid nagu müügikõnesid hea meelega vastu, on ju, ja siis saame aru, et kuulge, et ta tahab mulle midagi müüa ja siis ma pean kuidagi vabandama ja lõpetama seda, on ju, selle asemel, et kuulge, sa sõitsid minu aja sisse, ma arvasin, et see on äkki midagi nagu vajalikku selleks, et ma oma eesmärk saan hoopis täita ja nüüd ma pean kuulama mingit asja, mis ei ole või? Ma arvan, et see nagu see okei, et kena olemise hind on kallis, eks ju, siin on hea näide sellest meeldimishaigusest, aga noh, eks seal on nagu hästi palju nagu, noh, ma ütlen hästi paljudel inimestel on seesama see pisivöök on niisugune, mis tekitab tunde, et ma olen mingi vajalik ja asendamatu ja ma pean kogu aeg nagu tegutsema, et ei astugi kui kuidagi maha sellest, et kui ma nagu mõtlen, et selles, et jälle, et mis ma pikemalt perspektiivis tahan, et sellises nagu coaching'u ruumi võib-olla, või see juhtimiscoaching, millega mis täna tegelen, et seal öeldakse, et noh, pool sellest ajast sa tegeled tema, kes ma olen, et sellest paremini aru saada, võib-olla 10% sellega, et mida ma päriselt tahan, rõhuga päriselt, eks ole, ja siis noh, see 40 järelikult jääb alles umbes, et kuidas seda siis saada, sest on hästi tegevuslik, et kui ma nagu mõtlen enda nagu, vahel küsitakse seda küsimust intekas, mis ma nagu nooremale ise endale oleks öelnud ja ma olen selle päris palju mõelnud, et mina olen ka ju olnud ikkagi hästi selline teiste ootuste järgi elama ja eks ju, et mida ma ei tea, vanematele ikka hea laps olla ja õpetajatele ja nüüd lastele vahel, eks ole, mõeldes, et aga mis on ikkagi see, mis ma ise päriselt tahan. Aga sinust sellist revolutsionääri ei olnud või? Ma just mõtlen, ma peegeldan kogu aeg ennast on ju, mõtetes, et 20-ndates, 30-ndates mina näiteks põhimõtteliselt ei tahtnud mingit pere, on ju, et mis mõttes, et see oli nagu ootus, on ju, et noh, et on ju, ja siis ma mõtlesin, et ei, on ju, et ma olen hoopis teistsugune ja nüüd tagantjärgi mõtlen, et tegelikult oleks võinud palju varem lapsed saada, on ju, et noh, et või lapse saada, et palju nagu, aga võib-olla siis ei oleks nii valmis olnud, vaata praegu sa oled palju küpsem ja nii edasi, on ju, et sa olid kohe nagu siuke ootuste järgi elaja või? Ei olnud, absoluutselt see rebelaeg ja ma ütlen, see on nagu ka olnud nagu selline mitmetahuga mõõk, et mis teemadel ma siis seda teeninud olen, eks, et ma sain samamoodi 30-selt emaks, mis noh, ma arvan, täna on vist täna sa oleks juba noore vaja. Aga no siis oli niisugune, enamus randel olid lapsed tegelikult, et ja väga pikalt ma võiks öelda, et üsna vahetult mul see mõte tekkis, et ega ma väga palju ei rääkinud 20-30 vahemikus, et kuidas oleks plaan emaks, mulle ikka väga meeldis mu karjäär ja igasugune muu elu, mis ei olnud lastega seotud. Noh, ma olen palju mõelnud, et mul on praegu 2 last, mis on väga tore, et aga tegelikult läks 3 toredam, et no siis läks võinud natuke varem pihta hakata,
et ei, ma olin hästi raske tiinekas, et sellist rebel või sellist vastandumist või et need on mul ikka sellist läbitud faasid kõik, aga noh, muidugi jällegi see, ega see tagasivaatamine nagu noh, ma isegi vaatan erialaliselt, me vaatame reklaame oma ajastus, siis toimisid, täna enam ei toimiks, eks ole, et noh, et kas see, et me nüüd nagu mõtleme, et noh, et me oleks võinud olla siis teistmoodi või ütled endale, et need absoluutselt ei pruugi olla nii, eks ole, sest kontekst oli hoopis teine, on ju, ja võib-olla see ajastu. Kuule, aga kuidas sa üldse defineerid coaching ut, on ju, et kas ta on lihtsalt nagu treener või mis ta oleks nagu lihtsalt öelduna? Eesti keeles ma arvan, et tegelikult kõige parem, küll ta nimelt see coachiks ja ma ei tea kelleks, et äkki ikka siis ongi nagu arengutreener või. Et selline see one-to-one ruumis, millega ma tegelen, noh, see on hoopis teine kui coachiv juhtimine, millest võib eraldi rääkida, et aga see tegelikult on ikkagi, noh, tegelikult väga, väga lihtne, eks ole, et tegelikult inimesele nagu neutraalse mõtlemisruumi loomine, et kus ta saab nagu jah, tegelikult olla see, kes ta on ja tegelikult nagu ta on õppimismeetod. Et kui noh, näiteks teinekord teraapiaga võrrelda, et teraapia on healing, eks ole, et ravimine, tervenemine, jah, et sellega, et ronida peab olema heas vormis, eks, et ta on ikkagi väga eesmärgistatud, mis ma arvan, minu enda coachivat stiili puudutab siis üsna selline väljakutsuv, eks, et üle toetama kindlasti ei ole. Et just ta on hästi eesmärgistatud, et seab siis inimene endal tavaliselt sellise pikema koostöö eesmärgi, mis ta, ma ei tea, 6 või 12 kuu koostöös, mis muutust ta täpselt ootab, eks ole, hakime neid, eks ju, ma ei tea, mis ta väljakutsed parasjagu on, mida lahendada, mis käitumist, ma ei tea, lisada, mida elimineerida, et aga jah, et ta on nagu õppimismeetod. Mõni ütleb mõtlemisharjutuseks. Kas see on natuke nagu see, et ta on nagu sisekõne juhtimine, et sa hakkad endale vastuseid otsima, et tegelikult meil on kuidagi need vastused olemas. Muidugi. Ja vaata isegi mõned võtavad podcasti, ma olen siin nagu saanud aru, et mõnele meeldib kõva häälega mõelda. Ja nüüd sa nagu juhid ta mõtteid ja siis ta nagu tekitab mingi seesama elamus, et toimus see niisugune nagu asjade kokku traageldamine tema jaoks. Palju teadmist on olemas ja nüüd ta saab sellise nagu väikse impulsi ja tema jaoks on see lahendus olemas. Et see coach on mõnes mõttes ka, et tal on, eks ole, suuremad kogemused, võib-olla nagu, noh, ma ütleks sellest valdkonnas, kus tegutseb see inimene, on ju, aga üleüldiselt nagu juhtimise mõistes, ta võib-olla suudab nagu näha asju, kus teine nagu on puntras omadega ja siis ütleb, kuule, et aga vaata nagu, et seal on see uks, et tee see nüüd lahti, on ju, ja siis ta nagu leiab, on see umbes nagu selline loogika? On, ja tegelikult sa ise seda väga palju täna rakendanud, et see on tegelikult selline küsija roll, et ma arvan, Charles Hardy on, mis ta öelnud hästi, et tegelikult, et kus sa tead, mis sa mõtled, enne kui sa välja ei ütle. Et tegelikult kõva häälega mõtlemine keskkonnas, kus on turvaline, kus siin challenge itakse sellest mugavussoonist välja mõtlema ja see on hästi seotud ka see vastutuse võtmisega, eks ole, et kui sul on nagu oma idee versus kellegi nõuanne või soovitus kuskilt, et see on nagu hoopis teine väärtus. Kas see on üks ka põhjus, miks näiteks brainstorming, mis on uute ideede väljamõtlemine, miks nad ütlevad, et see nagu remote tööna nagu väga ei toimi, et tahab ühte ruumi saada ja sellist vahetut nagu väljaütlemist või? Jah, ma usun küll, et jube palju täna kuskil digis ka nagu coach itakse inimesi, aga ma ikkagi alati soovitan, et kui on mingi väikegi alternatiiv, iseäranis selline sobivuskohtumine, sest jälle, et siin ma soovitan küll, et ainus, mis tegelikult ennustab selle suhte tulemuslikkust ja et sa tõesti saavutaks, mis sa tahad, on selles suhtes, on see kontakt, eks, et kui klapib see coach, siis ta võib olla muuseas tunduvalt vähem kogenum kui keegi mingi über, ma ei tea, 5000 tundi, ma ei tea, 10 kraadi, eks, et kui ei klapi, ei tule. Aga see ruumis viibimine on ju ka see, et sa tegelikult nagu proovid aru saada teise inimese nagu emotsioonidest, kas ta on nagu lähedal sellele breakthrough'le oma mõtetes või ta on nagu väga kaugel, kas ta on nagu tõmbab tagasi või ta on engaged, on ju, seda on nagu digitaalselt jube raske teha, see vist nagu see küsimus, see on nagu teraapia vormis, et ta saab nagu aru, kus sa oled oma mõtetega. Väga, hästi nõus jah, et ruumis on võimalik inimest palju paremini lugeda ja võib-olla siis selline kuidas ma seda sõnastan, et kui sa tuled näiteks muud teemaga mingit, nii-öelda, et klient siis konfronteerib ka sind, tegelikult coach'in alati mingi teemaga, mis tal tohutu väljakutse on, et kus ta võib-olla on kinni jooksnud mingi sasipudar, et udu tegelikult väsitab kõige rohkem, eks ju, et näha selgelt, et ma proovin ju ikkagi kogu aeg tausta muuta.
nendes kohtades küsida, sinna valgust näidata, kus teda ei ole, et võib-olla ei ole kõige ilusam paralleel, aga et kus siis see joodik tavaliselt, eks ju, võtmeid otsib lambi alt et nad ei ole seal tavaliselt. seal on näha siis nagu. Et need kõik, mis on nagu hästi lihtsalt silmale nähtav, et sellega me tegele, et selleks ei tule ju keegi sinna ruumi. Kuule, aga palju inimesed on sellega, kuidas öelda, kimpus, et kui nad rollid vastu võtavad, et nagu eeldatakse, et nad teavad, vaata see sama küsimus, mis ma küsisin sulle, et kas sa olid valmis nagu võtma juhi rolli vastu, on ju. Et justkui vahet ei ole, kas sa võtad üldjuhtimise või sa võtad valdkonna juhtimise vastu, et automaatselt ta siis nagu eeldab, et kui mul see roll anti, juba eeldatakse, et ma olen valmis, eks ole, on ju. Ja siis proovitakse hakata nagu actima vastavalt, aga tegelikult ei olda valmis. Ja põhiasi, miks ma teen neid podcast'e, on ju see, et ma näen nagu ebakõla tellija ja tellimuse andja vahel, on ju. Tellija ja tellimuse teostaja vahel ehk agentuuri ja siis selle juhi vahel, et seal on hästi palju sellist nagu mängimist, et üks pool nagu arvab, et teine pool teab või eeldab, on ju, tegelikult ta ei tea ja siis tulevad sellest tulemusena tegelikult mingi täielik jama välja, sellepärast et nagu teine pool arvas, et see kõik on juba tehtud või see tase on selline, on ju. Et nagu olla aus ja me ei olegi valmis kõikides asjades, eriti nagu mis puudutab, ma ei tea, eriala teadmisi, mis kogu aeg muutuvad, on ju, et me oleks üksteisele rohkem nagu toetavad, et kas juhid on täpselt samasuguses rollis, et nad tegelikult nagu, nad tulevad endale, et noh, kõik arvavad umbes, et ma nagu tean täpselt, kuhu ma lähen, on ju. Ja tegelikult ma ei tea, on ju, kas ma võin seda nagu öelda, et ma ei tea või noh. See on ülihea teema, et muuseas, et see on see imposter sündroom, eks ju, et see, mille öeldakse ka, et see on nagu hästi ekslikult seostatakse ennekõike naistega, et see on nagu jama, et see on mõlema soo väljakutse ja mingi 85% juhtidest oma karjääris on seda tundnud, et ma tõesti, et noh, kujundlikult väljendades, et ma olen siis selle värbamisviga ja täna on see päev, kus nad seda kõike teada saavad, et sa manageerid jah selle nagu noh, tegelikult juhi töö ongi, aga ma ütlen, et alguses on see ebamugavus, see on hästi, hästi suur, hästi kõrge, miks on minu meelest alati ka sellises karjäärivahetuses mõistlik sellist coach'i kõrvale võtta, kuigi muuseas minu enda Donna Aaviksoo ütles mulle ja ma olen päris paljudele sellises uues juhi rollis oma klientid löönud, et tead, et aga tule 3 kuu pärast tagasi, vaata ikkagi natuke ringi, kuula, ära räägi, vaata, kuula, mis sulle pakub, mis infot see keskkond ja proovi nagu nii palju infot saada ja kiiresti kasvada sellest ärist, oma pilti kasvatada, liitlasi leida, aga enne kõik jah, kuulates, mis su ümber on, et ma olen ka rääkimise maailmameister, eks see on mul väljakutse olnud ja kasvamise kohta, aga et ikkagi teistpidi nagu suhteliselt algusest on selline neutraalne kõrvalpilk endale hea võtta, ma arvaks. Ja see tunne teisalt jah, et just nagu alguses, et kus see ebakindlus hästi üle võtab, et hästi suur teema coaching'u ruumis, ma arvan, et ebakindlus on üks nagu kõvematest teemadest ja ta võib ju väga erinevalt avalduda, et üks on see häbelikkus tõesti ja ülimülbus on ka tegelikult sellise ebakindluse tunnus ju, et kuidas seda nagu päris enesekindlust kasvatama hakata ja teistpidi endale ka aru anda, et vahel on selle puudumine täielik kingitus, et kuidas žonglöörida ja tõde leida siis nagu selle vahel, et see terve ebakindlus, mis tegelikult paneb ju kasvama, arenema, võimet märgata, et kuhu midagi on vaja teha ja siis selline hea enesekindlus, kus seal vahel, et noh, jälle, et mis ma mõtlen, et mis inimesed tihti teevad, esiteks nagu hästi tagurlikult nimetatakse hästi paljusid asju, tagurlik on vale sõna, eksitavalt nimetatakse ebakindluseks asju, mis ta üldse ei ole, jube lihtne silt on tulema, eriti naistele, et on ebakindel, lihtsalt ebakindel, et sinna tasub sisse vaadata, hästi tihti on see mingi, ma ei saa öelda lihtsa, aga jah, võib-olla ka lihtsa oskuse puudumine, ma ei tea, mingi esinemisjulgus, mine kooli, Mart Kolditsa juurde õpi, eks ju, see ei olnud ebakindluseks, et õpid selle selgeks, harjutad ja ei ole pistmist. Aga jah, et jälle, kui see on, et mida me hästi tihti teeme, et me hakkame kuidagi seda enesekindlust teiste silmadest otsima, valideerima ennast kogu aeg. Ja see on nagu lõputu ring, et nagu mingi narkots.
et kuidas ikkagi see enesekindlus, see on kuidagi sinu enda tugevuste ja saavutustega seotud, eks. Et need on need, mis sind nagu, mis on nagu võimaldanud sul siis liikuda kuskile, ükskõik mis sa valid kuhu siis, et ei taha siin kuidagi üle tähtsustada tingimata, et igaüks peaks, ma ei tea, mingi juht või tippjuht tahtma olla, et aga nagu kuhu iganes siis astuma. Kuigi vahel on jälle, ma võin enda käest ka öelda, et ma tean, üks enda elu ebakindlamatel hetkedel ja see on päris tunded mulle, et ei noh, et endale niisugune tunne, et issand, et noh, ma absoluutselt niisugune udu sees, et mis see järgmine asi peaks olema, et ebakindlus võtab üle, siis ma olen nagu ikkagi mõelnud, et okei, et kui selline tegelane on usaldanud mind, et noh, lühiajaliselt sellest kohast ressurssi võib otsida, aga noh, pikaajaliselt ei jätkusuutlik. Vaata, enesekindlus minu meelest võtmeküsimus ja ma vaatan, mulle meeldib meie haridussüsteem väga, mis puudutab nagu algharidust ja noh, ennem kõrgharidust on ju, aga midagi nad teevad valesti, et noored, kes tulevad ülikooli, on enesekindlus on nagu 0 ja me proovime nagu arutada, mis probleem on, et kuidagi tambitakse maha, et sa ei tea midagi, ma olen õpetaja, sa teete nii edasi, siiamaani valdav probleem on ju. Ja nüüd on, noh, mina olen võtnud näiteks ülesandeks õppejõuna, et ma proovin siis selle 3-4, meil on 4 aastane isegi see, kuna on õhtuõpe seal on ju, et see on jätame skillseti kõrvale, et see on üks nagu põhiasi, et ta läheks nagu enesekindlamalt välja, kui ta on ülikooli tulnud, on ju. Ja siis ma nagu oma peas veel nagu kõrvutan Ameerika, kus EBS natuke nagu no, esindab sellist ameeriklikku lähenemist, kus ikkagi noh, proovitakse inimene teha enesekindlamaks, on ju. Noh, me anname ju ka tööriistad kaasa, eks ole, selleks on ju, aga põhimõtteliselt on ju, ja minu meelest teistes ülikoolides meil Eestis ei tegeleta selle osaga, on ju. Ja see on nii tähtis osa selleks, et kui ta nüüd hiljem läheb karjääris ja proovib hakata võistlema teistega, et kas sul see on või ei ole, noh, et see mis on öeldud, et naistele, et kui sa 3 asjast ühte ei tea, siis sa ei tea ja mehel on see, et kui sa tead ühte, siis sa tead, on ju? Ja absoluutselt, aga selle klišeel teed kõva, aga mis on huvitav, et just ja iseäranis, et kui vahel mõni küsib mul see female leadershipi teemal, et noh, et mis üks soovitus on, noh, seda ei ole olemas, aga noh, kui nagu kuskilt otsida see just see, et toetage noori naisi, et esiteks on perspektiivikam kui minusuguste toetamine ja teine siis see, et ikkagi nagu väga arvukad uuringud näitavad, et kui naised ja mehed asuvad tööturule nagu ühesuguse enesekindlusleveliga, meestel hakkab see kohe kasvama, et naistel 2 aastat kõmmakida kukub alla päris oluliselt ja siis hakkab järgi kasvama. Et midagi selles kohas juhtub ja koolisüsteemile mõeldes ka, et noh, mida me EBS-is tegelikult palju õpetame ja mis on tõesti selline missiooni asi ja ma arvan, et võib-olla omal moel viis seda maailma kõige kiiremini natuke paremaks paigaks teha on, et õpetame tegelikult ka õpetajatele läbi haridusjuhtide siis coaching oskuseid, et kuidas nagu läbi küsimise nagu inimestes seda enesehinnangut kasvatada ja säilitada ka siis, kui see vastus ei ole nii õige, et see on nagu hästi võtmekoht ja üldse läbi küsimuste tegelikult inimesi tunnustada, et räägi mulle rohkem, eks ole, sellest saavutust, mida sa täpselt tegid, mida tegite koos tiimiga ja noh, eks neid analoog on palju ja teistpidi tegelikult on võimalik ka seda konstruktiivset tagasisidet anda läbi küsimuste ja nii, et inimene selles protsessis, need on küll oskused, mida ma arvan, et iga juht õppima peab, hästi hea uudis, et enamus juhtimisoskustest on õpitavad, et on mõistlik koolis käia. sa nimetasid seda kuulamist, on ju, et noh, et selge on, see on kõikidele raske, on ju, kuigi meil on öeldud, et meil on 1 suu ja 2 kõrva, eks ole, aga noh, paraku on vastupidi, on ju. Muuseas, kõikidele ütlen, tehke podcasti, päris hea nõuke, noh, õpetanud mind oluliselt rohkem kuulama, on ju. Miks on nii raske kuulata inimestel, et noh, et jällegi, et kui me lähme juhina sisse, me nagu eeldame, et meilt oodatakse kohest tegutsemist, kohest ütlemist, kuhu me peame minema, sellepärast ju tuli juht sisse, eks ole, et noh, et näidata ja ma olen näinud ja olen lugenud, eks ole, juhtide kohta maailmas, kus ongi niimoodi, et osades ettevõttes on nii, et see esimene 4 kuud sa pead täitsa vait olema, et sa ei tohigi midagi rääkida, et see ongi su ainuke nagu roll, kuulata, mis toimub laua ümber, mis räägivad teised ja alles siis hakata nagu midagi ütlema. Ja mida nad räägivad ja hoopis olulisem osa, mida nad rääkimata jätavad, et mida nad ei ütle ja kuidas nad ütlevad, eks hästi palju infot, et ma arvan, et seal on nagu hästi palju põhjuseid, kõigepealt normaliseerida seda, et see ei ole mitte kuidagi eestlaste eripära, et kes mis vestlust muuseas, mis sa arvad, kui kirjad katkestatakse?
Kaua me kuulame? Sekundite mõistes ma parguks selle võib-olla 25 sekundit või? 10. et 15 on juba kõva progress, eks. Et see on nagu üldinimlik, et mis ma arvan, et mis juhtide värk see, et see neuroos, et ma pean teadma kõiki vastuseid, eks ju, I know it all, eks ole, et selles mulle palka makstakse, et ma pean kogu aeg nõu andma, kuidagi targem olema selles ruumis, et ülivabastav, et kui sellest piirangust õnnestuks vabaneda, et ja noh, mis teist asja, tihtipeale me kuulame ju inimesi mitte selleks, et teda paremini mõista, et jälle kuidagi seostada endaga mingit järgmist küsimust ette valmistama, et noh, et see, et kuidas õppida kohal olema ja inimesega kontaktis, et ma arvan, et see on tõenäoliselt coaching oskuste, igasuguste koolituste kõige väärtuslikum oskus või see, et miks nii paljud inimesed, noh täiesti küpsed juhid, 60-aastased tippjuhid ütlevad, et see on kuidagi koolitusel, mis on mind paremaks inimeseks teinud, et ma arvan, see on see kuulamisoskus ja see uudishimu positsioon, sest et no mitte kunagi me ei õpeta, noh kogu see, et mis võiks olla siis selline coachingu antipood, et selline kõva nõuandmine, võib-olla mis oleks ka mentorlus, eks ju, et hästi ebapraktiline oleks öelda töösuhetes, noh situatiivsust rääkimatagi, et igaühega seda ei saa teha, aga et ära nagu kunagi nõu anna, aga lihtsalt kuidas seda edasi lükata, et inimesed jube hästi teavad tegelikult oma lahendusi ja oma lahenduse peale võtad vastutusega, aga me lihtsalt ei kuula, et kui saaks 10 sekkiga nõuandmist edasi lükata, et see nagu väga muudab, et siis Michael Pangistenier, üks mu lemmikautoreid sel teemal, et ta ütleb väga loetult, et me oleme nõuandmismaniakid, et antagu vaid võimalus, ma ei tea, kas sa tähele pannud, et kui sa mõnele inimesele, et anna mulle nõu, no selline pöördumine on juba nagu noh, kuidas ma ütlen, kuulikindel tee nagu võlumiseks, eks, nii väga meeldib see, aga me võtame inimestelt võimaluse tegelikult geniaalseid asju leiutada, enda jaoks geniaalseid, eks, et öeldakse, et see aju, mis väljakutse loob, sa omad ju 1,000,000 korda rohkem infot selle kohta kui mina, mis on sinu väljakutse. Et tasub nagu seda nõuande kuradikest manageerida. Mulle tuli lihtsalt meelde sellest, et sa ei pea olema kõige targem ruumist, või sellest toast, et on üks film, Margin Call, väga hea film, Jeremy Irons on seal peaosas, Demi Moore on seal mängib ja nii edasi, ja siis oli seal üks selline situatsioon, kus kõik läks neil pekki, eks ole, ja siis Jeremy Irons ütleb seal koosoleku lava taga, et noh, et ma ei ole nagu absoluutne, üldse tark on ju, aga mulle makstakse selle eest, et ma kuuleks, mis nagu toimub. Ja siis selle kuulmise pealt tegema selle otsuse sisuliselt on ju, noh, et täpselt selline, mis nagu näitlikustab seda. Sa rääkisid kohalolekust, üks väga tähtis moment jälle, noh, laste kasvatuses ka, sa võid olla juures, aga see ei tähenda veel, et sa oled kohal, eks ole, noh, et mentaalselt, mis on jälle, ma vaatan õpilaste juures ja üldse nagu töö juures ka, et kas inimene on kohal, noh, nagu mentaalselt, ta saab aru, mis nagu toimub, ta pühendab ennast sellele, et minu meelest meil on hästi palju füüsilist kehalist kohalolekut, aga mitte mentaalset kohalolekut. Mis meid takistab selles, et miks me nagu kogu aeg nagu mõtleme 100 muu asja peale ja me nagu üldse keskendu? Ma ei tea, tegelikult see on nagu kuidagi neurootilisuga seotud, eks ju, kogu aeg tulevikust, et 10 asja korraga ja see on nagu räige väsitaja, eks ju, mis ajuga teeb, et ma arvan, et siin võib-olla sellised esimesed soovitused oleks alates kalendris, mis me rääkisime, tegelikult ikkagi endale kalendrisse panna pause, hästi teadlikult neid võtta. Ma teen endale hästi tihti sellega kurja, kui on mingi intensiivne aeg, et lihtsalt kalendris üks asi ja teist taga ja siis see kvaliteet ja sa ei saagi kuidagi nagu kohal olla, tegelikult lihtsalt korra hingata see paus võtta, eks ju, ja selles mõttes ka, et olla võib-olla enda vastu siis armuline, et ka mul ikkagi, ma arvan, väga kogenud, ma ei tea, 1000 tundi coachinud 150 Eesti juhti, et natuke nagu kogemust on, aga muidugi ma kaon ka ära mingist fookusest, et ükskõik kui palju sa harjutad, aga ka siis nagu sellest aru saada, et ahah, et nüüd ma olen kuskile nagu jälle rändama läinud ja tulla tagasi, eks ju, neid tehnikaid on hästi palju, mis aga ma arvan, et esimene asi on niisugune korra hingamine, eks, tõesti 2 jalga maha. No kas seal ei ole 2 asja, üks on see, et see kohalolek ongi see kuulamine, et kui sa ei kuula, siis sa ei ole ka kohal, eks ole, on ju. Ja nüüd see teine asja ütlesid, et selleks, et ma oleks valmis kuulama, sa pead olema nagu füüsiliselt, mentaalselt valmis ja minul on näiteks olnud aastate jooksul, ma olen lõunaaja endale nagu
väga harva ma tahan lõunaaja nagu kuskile midagi planeerida, et see on nagu üks moment, esiteks on see nagu vajalik söögi mõistes, sa saad energiat, eks ole, teiseks on see, et sul on nagu selgelt mingi aeg, millega sa nagu ei tegele, et see oleks nagu üks, paljud näiteks ignoreerivad lõunat, et noh, minu meelest on hea moment võtta see, eks ole. Hästi hea nagu nii-öelda soovitus ja noh, kindlasti kogu see uni, eks ole, see vaimne tervis, et noh, nii palju on neid uuringuid, mis juhtub, kui 1 tunni vähem magada, eks, et mul kolleeg räägib alati põnevast uuringust selles kohas, kuidas täpsuslaskurid, eks ju, et olümpiasporti tasemel, et kui nad heas konditsioonis tugevalt maganuna on seal, ma ei tea, mingi 95% laskmistäpsus. Et Viktoriini küsimus, mis sa arvad, kui nad magavad 1 tund vähem ehk 6? Et mis juhtub täpsusega, mis enne oli näiteks 95? See, ma arvan, et kukub drastiliselt või? See võib olla mingi 4-5% isegi või? Kukub poole võrra. Isegi nii 50 ja sealt edasi 1 tund veel on veel poole võrra, et kukub 25-le. Et see uni jah, et kui see on väljakutseks, mul on olnud see elu sellistel kõige kiirematel ja sellise läbipõlemisselsetel karjääri hetkedel kõige suurem väljakutse. Tõesti, ma olengi, ma ei tea, parem ei ütle, mul hakkab piiniks ta välja öelda, kui vähe maganud ja selle üle mingil hetkel, et no ma saan hakkama. Ma arvan 3-4 tundi. No eks ole ja tundus see kuidagi siis jätkusuutlik, aga noh, nüüd õnneks sellest haiguses ma olen peaaegu prii, et aga see on nagu kõvasti aega võtnud. Kuigi see on vist individuaalne, see võib olla 8 tundi on vist nagu räägitakse, oleks siuke hea nagu uni on ju, aga et noh. Mul on 6-7. Jah, et see on individuaalne, kellel seal on, et siis kui sa selle alla pole. Korra tahan meeskonnast versus individuaalsusest rääkida, on ju. Mul on oma peas nagu mõtlenud palju asju, näiteks seda, et kas sa oled noorest peast teinud individuaalalasid või meeskonna mänge, näiteks korvpalli, rahvapalli. Rahvastapalli või jalgpalli on ju. Et see skillset, mis sa sealt kaasa saad, ka see mentaalne nagu valmis on teistsugune. Üksikalades mina pean ainult endale nagu lootma, muud varianti ei ole ja see kasvatab kuidagi sinna moodi. Meeskonnaalades ma pean mängima teistega koos, kui ma teistega koos ei mängi, siis me tulemuni ei jõua on ju. Ja nüüd me põhimõtteliselt, noh, mina olen individuaalaladest pärit, õudselt palju on see mind nagu kaasa nagu noh, mitte aidanud, vaid pigem nagu pannud, milline ma olen juhina. Et ma olen selline isetegija ja siis teisi ma proovin siis tõmmata nagu lihtsalt järgi selleks, et seda asja ellu viia. Ja mina ei ole nagu pikalt, ma ei saanud aru, mis meeskonna teemast on, et noh, mille jaoks see nagu vajalik on. Kas sa oled näinud seal mingid eripärasid, et kust poolt inimene tuleb või? Ma arvan kindlasti ja siin on ka kultuuri eripära, eks ju, meil on siin suhteliselt individualistlik ühiskond. Ja kindlasti, ma olen muist samamoodi nagu sina, et minu isiklik selline spordikogemus on alati olnud hästi individualistlik, me oleme kuskil saalides kunagi noorena kohtunud ka, et seda jah, nagu võimet arendada, aga noh, seal ka kindlasti, et tegutsen ka team coach'ina, eks ole, et tegelikult kus siis selle nagu tiimi tulemus on tegelikult hoopis olulisem ja hoopis teine definitsioon kui selle liikmete, eks ole, igaühe ainult üksi maksimaalne panustamine, et noh, need head näited, eks ole, kuidas iga tiimi defineerib tema kõige kehvem liige. Nad lihtsalt jõuan ju kohale, kui see viimane ka kohal on, et seda palju treenitakse, eks see kindlasti on nagu kompentseeritav tagantjärele, aga ma arvan, et juhtidel see tuleb ka sellise, kuidas ma ütlen, sellise nagu selle taipamise pealt kõige paremini, et kui palju suurem on, eks ju, jagatud nagu nii-öelda võit, et kui sa seda tõesti koos saavutad, koos saad tähistada, et jälle, et selline ütleme võib-olla, et sellise üksik hundi fenomenist, mis tihti räägitakse, et juhil on nagu tunne, et kui ma võin ühe näite tuua, see on päris näide, üks väga-väga noor juht oli minu coachingu ruumis, kes noh tõesti ikkagi nagu täiesti pisar silmil rääkis, et ta on nii kehv juht, et kõik tema tiimiliikmed performivad ja tema ei performi. See on peatu hetk, võin ma lindistada seda kõike, et jah, et see koos saavutatu nagu jah, nagu see võim või see tunne iga üks, kes on koos tiimiga kuskil flows olnud, et noh teab, mis tunne see on. Aga see on nagu loomulikult nagu väga tõsine ja oluline fenomen, et võib spordist on kõige lihtsam mõelda, et need on need NBA korvpallurite tiimideks. Üks superstar ajab teist taga ja millegi pärast
kus on tulemuseks. Noh, loomulikult tulemus on hea, aga mitte alati nad ei võida. Ja jälle jalgpallis ma ei ole üldse spetsialist, aga vist räägitakse sama seda Saksa jalgpallurite kohta, eks. Et nad ei ole mingid superstaarid seal, võib-olla paljud neist, aga see kokku mängimise oskus, eks ju, et see on nagu see, mida see hea treener seal teeb. Ma olen kuulnud näiteks Microsofti personali nagu arenduspoliitika on umbes, võin teha liiga, aga ma olen kuulnud vähemalt on selline, et nõrkusi ära arenda tugevusi. Noh, et ei ole mõtet raisata nagu sinna, et nagu tuua nõrkust tasandile, mis sul on see tugevus, on ju, parem tee tugevust eraldi. Et noh, et kui ma mõtlen seda, et näiteks kui sa oled individuaal sellisest nagu rühkimises hea, on ju, ja noh, on ka seda öeldud, et üksi jõuad kiiremini, aga koos jõuad kaugemale, eks ole, et kas on õudselt nagu vaja nüüd selle meeskonna nagu tunnetust noh, ütleme, et juhtimise nagu võimekust tekitada, kui sul tegelikult seda nagu sees ei ole, et sul on mingid muud asjad, või see on lihtsalt see, et kuna sa sattusid kunagi individuaalteemadesse, siis see on sind kasvatanud, aga see või pruugi su nagu reaaltalent olla või? Ja noh, ma usun ise väga tugevuste keskesse lähenemisse, ma kindlasti üldse ei ignoreeri selles mõttes, et nõrkustega peab absoluutselt ka tegelema, aga väga palju selleks, et olla neist teadlik, et rohkem tugevustele suunata ja teistpidi noh, need, mis sa pead ära tegema, keegi ei saa olla kogu aeg tugevuste tsoonis all, et pole inimese elu, aga siis ka, et kuidas neid nagu teha, mitte edasi lükates, eks tegelikult kindlalt monotaskidest, et omad sellised nipid, et igal juhul nende vältimine on nagu esimene ärevuse tekitaja, aga kui sa niimoodi, sa küsisid tiimide kohta, mul läks praegu mõtte lappama. Ei, ma rääkisin et kui sa oled selline üksiku minu meelest su küsimuses oli tegelikult vastus olemas, et lihtsalt, et kui see on viis jõuda kaugemale, et seal ongi vastus. Et kui sul on, et mis sul eesmärk on, ma lihtsalt nagu mõtlen seda oma peas, on ju, et kuskilt tulevad ettevõtjad, kuskilt tulevad karjääripõhised juhid. Ja kas see on nagu äratundmise teema, et tegelikult see võib olla üldse ettevõtja, saad aru? Ja mida ma proovin ka vaata, minu meelest on liiga vähe ettevõtjaid, ja see on igal pool maailmas niimoodi protsentuaalselt, aga meil on liiga vähe ettevõtjaid ja ma olen proovinud nagu aru saada, miks turundajate seas on nii vähe ettevõtjaid. Sellepärast kõik on nagu justkui olemas, sul turutunnetus on sul olemas, sa oled õppinud toodet tegema, väärtuspakkumist tegema, kommunikeerima, kõik on olemas. Miks me ei suuda seda sammu teha? Et me siin praegu rääkisime sellest, et samm tegevjuhi kohale on juba esimene samm, on ju. Aga et nagu neid näiteid, kes on läinud ja teinud oma ettevõtted, on nagu ülivähe. Nüüd ma proovin nagu aru saada, miks see nii on, eks ole, et kas me valime turundaja rolli teatud isiku omadustest ja me olemegi meeskonna mängijad ja need, kes siis on nagu siuksed individualistlikud, on ju, lähevad, sest mina olen läinud ettevõtja nagu rolli, on ju, ja ma tunnen ennast väga hästi selles rollis, on ju, seal on hästi palju ebakindlust ja nii edasi. Aga ma ei olnud ka nagu hea meeskonna mängija. Et kas seal on mingisugune asi või ei ole, ma ei tea, ma ei ole nii tark nagu selles osas veel, on ju. Ma mõtlen ka, et ma arvan, et üks asi, miks me seda ettevõtja sammu nagu kardame ette võtta jälle selles verbis endas on vastus, mingi hirm on see, midagi me kardame. Teine asi see, et seda ma usun küll, ma ei ole selle mõelnud kunagi, aga mingi teadmine toetab, et turundajad on loomult tõenäoliselt päris head meeskonnamängijad üldiselt, jälle et erandeid on igal pool. Mõnes mõttes kogu see tujuprogramm, eks ju, on loodud ju sellele teadmisele, et turundajad, et see networking on nende oluline, et nad tahavad üksteiselt õppida, et see eeldus oli olemas seda programmi luues, siis ei teadnud, mis sündima hakkab, aga nüüd on 7. lend, et 6 tükki on andnud tagasisidet, ma arvan, et esimese või teise asjana öeldakse, et see, et ma sain koos teiste turundajateks õppida, kogemusi jagada, et vaata nagu tänapäeval ju ka, et sa ise oled ülikoolis, et ikkagi see teooria mingi lugemise osakaal, see ju räigelt väheneb, et seda ei ole vaja meil üheskoos ruumis teha, et õpi loe kodus, et tullakse ikkagi mingi kaasuseid lahendama, õppima nagu harjutama, reflekteerima, ja kui need on nagu nendele sellised sarnased sama valdkonna inimeste kaasused, et on lihtsalt rohkem õppida ja põnevam on, et turundajad on suhteliselt head meeskonnamängijad, ma arvan, jälle, et see on ju tegelikult kliendi tundmise, turutunnetusega nagu kõrval nagu järgmine asi, miks ta võiks olla väga-väga tugev ka juhtkonna liige, et sellist võimekust koostööd teha on, ma arvan, turundajate seas suhteliselt rohkem kui vähem. Kui tähtis on empaatia võime olemasolu juhile üldse?
mina arvan, et täiesti keskne ja see on hästi huvitav, et on tehtud ju tõesti nagu aastakümneid kestnud uuringuid, mis ütlevad, et need tegelased, kellest siis nagu, kes ülikoolis õppisid, seal mõõdeti näiteks muuhulgas need IQ-d ja kellest hiljem said nagu väga edukad ettevõtjad või tippjuhid, et nende keskmine IQ oli nende IQ oli selle kursuse keskmisest veidi madalam. Et võimekus ja siis hakatigi uurima, mis see siis on, eks ole, ja siis kogu see emotsionaalne intelligentsus, empaatia, eks ju, mida ei tasu elu sees nagu mingiks pehmod asjaks nimetada, eks, et empathy is not sympathy, et aga võime tunda teise inimese tundeid, märgata tema nagu jalgadesse või jalanõudesse astuda, et see on nagu ülioluline. Et üldse kedagi juhtida. Kuidas seda selgitada, et ma olen ka elus paljude juhtide all olnud või ka siis ütleme, et ma olen kõrval näinud, kui nad on oma valdkonna juhid. On palju juhte, kes empaatiavõime on 0, aga on väga edukad oma eesmärkide täitmisel. Ma ei tea, kui õnnelik see meeskond all on, aga nad saavad tehtud. Empaatia 0 võiks olla, miks ütleme, et see on nagu too much to say, aga põhimõtteliselt. Ei, aga siin ma arvan, et küll, et üks seletus, kus mina vaatan, et empaatia on ju tegelikult nagu ka nagu sellise kultuuri aluseks. Et siin, kui nüüd Joon mõelda, et miks öeldakse, et ma ei tea, või kultuur sööb strateegia hommikusöögiks, eks ju. Et ega see ei olegi mitte midagi muud kui, et mis kasu sest geniaalsest strateegiast on, eks ole, kui sul pole inimesi, kes oleks suutelised ja motiveeritust ellu viima. Ma arvan, et see on selline selgitus, et ma töötan tiimidega siis ühe sellise teljaga, et kus siin kätega vehin, et see on produktiivsuse telg ja see on positiivsuse ehk kultuuri puudutav telg ja see on tõesti tulemused, eks, järitulemused ja et kui mul see empaatia 0 siin on, et siis lihtsalt viktoriini küsimus, ühes ma ütlen sulle ära, et neid maailmas tiime, kus mõlemad on kõrged, on olemas, aga neid on 15%. Ka nendel on see, et saame veel paremaks. Et ma alustame teiselt pool, ma küsin, mis sa arvad, mis juhtub nendes tiimides, kus tulemusi ei ole, aga positiivsus on hästi kõrge? Seal toimub siukene nagu klubiline läbikäimine. Boss saab varsti kinga, siis läheb pankrot, eks ju, kui keegi ei tee midagi. Aga mis juhtub selles kohas, kus siis ainus see tulemus on silme ees? Rotatsioon kõva. Et läbi põlemine, talendid lasevad jalga. Et selles... Ehk see aeg näitab väga kiiresti ära tegelikult selle, millist liiki see on, et siis ma ütlesin, ma utreerisin natuke selle 0-ga, siis tal on võib-olla väiksem see, mis tähendab, et tal tegelikult see meeskond võib-olla mingi aja rohkem on kui muidu, aga võib-olla pikas perspektiivis ei ja võib-olla, kui sa vaatad, mis selle tööturul on nende aastatega ka toimunud, et võib-olla sellised minusugused peavad veel mõnda aega vastu, eks ju, aga need nooremad põlvkonnad lihtsalt tulegi ja lasevad kohe jalga, et neid jälle uuringuid on nii palju, mis ütlevad, et ikkagi see kogu see juhtimisstiil, eks ole, ja need nüüd taibukad, et ütlevad ka 3 esimese ootuses, et juht oleks minu coach, eks ju. Et tõesti, et suunaks, et minu areng oleks talle oluline, minu isiklikud eesmärgid, et see on siis see, millega üks coachi juht tegeleb, eks. Kuule, aga ütle mulle, kust peaks tulema organisatsiooni kultuuri siuksed parameetrid väärtushinnangust? Kas see peaks tulema omanikult nõukogult juhatusele ja siis alla, või on see juhatuse pärusmaa või on see nõukogu pärusmaa? Sa mõtled siis väärtus... väärtusruumi loomine, selles mõttes, et me põhimõtteliselt kõik, ka omanik on tegelikult nagu vahetatav, eks ole, müüb oma osaluse maha, aga põhimõtteliselt võiks öelda nii, et juhatus tegelikult vahetub nagu põhimõtteliselt ikkagi kiiremini, seal on ju mingisugused ajalist piirangud juba ka, nõukogu võib ka vahetuda, aga reeglina võib-olla pikem, kui on omanikuga hea klapp, eks ole, et ma mõtlen, et kellel oleks see ülesanne selline stabiilne hea õhkkond, väärtusruum luua, eks ole, selleks, et see õitsemine seal toimus. Ja ma arvan, et hästi on mõelda siis hästi vanadele pereettevõtetele, eks ju, ja kuidas tavaliselt nende nagu palgatud juhid iseloomustavad neid ettevõtteid, et ise äranis väärtuskeskne juhtimine, et see on nende perekondade ehk siis nõukogu omaniku tasandil kokku lepitud mingid väärtused, millest tõesti kinni peetakse, mis on nagu äärmiselt põhimõtteliselt, mille vastu ei eksita, mis on kuidagi läbivad ja tõesti nagu kuidagi käitumises kirjeldatavad, eks mitte lihtsalt toredad sõnad ja et sisuliselt ikkagi juhte värvates, et ma ei saa teha kellegile tööd, kelle väärtus maailmast ma nagu lugu ei pea, või see oli seesama natuke see paradoks, eks ju, kui mul isiklikud väärtused ja ettevõtte ja omaniku omad lähevad hästi vastu olla, ega sealt tule head nahka.
et loomulikult, kui saaks nullist luua, noh, ma ei tea, mingi ettevõtte, on ka see kogemus olnud, eks ju, et siis sa saad seda nagu täitsa nagu rohujuure tasandil nagu nullist koos luua, arutada läbi ja seda tehaksegi ju selles mõttes, et paljus ettevõttes ja väga hea, aga ma arvan jah, et kui on ikkagi selline juba mõnda aega eksisteerinud ettevõtte oma väärtussüsteemis, kuidas meil äri aetakse, et see ei saa nagu kuidagi väga selle omaniku nagu väärtussüsteemist erineda. Nagu ma mõtlen, mul on nagu päris suur üllatus, mina Eesti Energias ei ole töötanud, aga mul kõrvalt vaatad, eks ole, et niisugune suur konglomeraat on ju, ja noh, ikkagi meedias on ka olnud niisugust negatiivset, arvestades seda valdkonda ja neid juhte ka seal. Ja siis need turundajad, kes on seal olnud tööl, kõik nagu kiidavad taevani seda organisatsiooni kultuuri. Ja ma mõtlen, et kuidas siuke asi on suudetud, sest seal ei ole kõige stabiilsem omanik, et riik on ju ka siuke nõukogu tasandil kogu aeg oma juhte ju ka vahetanud, et kuidas see on huvitav neil nagu õnnestunud, noh sa ei pruugi teada sisse. Ma sisse ei tea, aga noh tõenäoliselt on fookus sellel, on kokku lepitud, et see on oluline, on kokku lepitud see, et seda kuidagi järelikult ka mõõdetakse ja on olemas järelikult ka mingisuguse, ma arvan, et mingisugused reeglid, kuidas nende vastu eksimist mõtestatakse, kuidas siis tegutsetakse, et ma arvan, et lihtsalt sel teemal on ülipalju selgust loodud ja need inimesed on siis saanud selles osaleda ja tunnevad, et nad on kuidagi selle väärtuse osa või? See on nagu huvitav see nurk, mis sa ütlesid, et muidu öeldakse küll trafaretselt, aga et klient on kuningas, on ju, mis tähendab umbes seda, et klient tuleb esimesena, on ju. See, millele sa viitad, eks ole, natukene, et meil see sisemine kliima on olulisem võib-olla, et kas peaks tegelikult ikkagi vaatama see, et need inimesed, kes on selle väärtuspakkumise taga, eks ole, et need peaksid tulema esimesena ja siis alles tuleb see nagu layer, klientide layer sinna peale. Kas see mõtlemine peaks tegelikult olema niipidi, jah? Ma arvan küll ja ma arvan, et see on ülihästi kliendina ära tuntav, et kui see on selles ettevõttes teistmoodi. Et ei ole absoluutselt usutav, et ma ei väärtusta oma inimesi, aga vaata kliente väärtustan. Et noh, ei ole võimalik. Aga mis selle heaks teha saab? Saab midagi teha ka või? Ei ole selle valdkonna ausalt öeldes nagu suur spetsialist, et hästi palju ja ma tõesti soovitan, et on ju neid erinevaid ettevõtteid, kes sellele ongi spetsialiseerunud tegelikult, et eri ettevõtetes neid aitavad sõnastada, aitavad tegelikult ka neid siis sisustada, jälgida, et ma arvan, et võib-olla, et see Eesti Energia on ka üks lihtsalt väga eeskujulik. See lihtsalt jäänud mulle nagu meelde. No sa natuke mainisid varem ka, et on hästi palju sellist udust, sogast vett, eriti praegu tuleviku osas kogu aeg, asjad muutuvad hästi kiiresti. Kuidas see juht peaks hakkama saama sellise ebamäärasusega, mis nagu järjest rohkem suureneb, et noh, üks on kindel, et muutus on kogu aeg, see on nagu vist, tänapäeval juhid on nagu aru saanud sellest, on ju. Aga kuidas sellest muutuses hakkama saada nii, et sa ise terveks jääd ja on ka mingisugune perspektiiv sul inimestele? Ma korra selle mõtet veel räägin, et meil käis Capital ja Merko kommunikatsioonijuht käis siin rääkimas ja ta oli vahetult ennem, nüüd on küll 10 aastat seal olnud juba, on ju, oli siis Baltikas sama koha peal, on ju, ta oli 4 aastat ja siis ta lõpuks ütles, et ta lõpuks läks sellepärast ära, et enam ei uskunud Milderit. Ja Milder tegelikult on klassikalist huvitav näide, kes kogu aeg nagu pakkus sellist visiooni, kohe läheb, teeme kogu aeg ümber ja nii edasi. Ja mingi moment ikkagi nagu jälgijad saavad aru, et võib-olla ta ikkagi ei tea, mis see lahendus on. Ehk seda määramatust on palju, sa pead nagu justkui näitama mingit tulukest, aga samas see ei ole ise ka kindel ja sa pead siis nagu muutma kogu aeg oma nagu teekonda. Ma arvan, et natuke tagasi sinna algusesse, et kui siis määramatust ja ärevust on palju, et jälle et see pikem tähendus, kus ma jõuda tahan, peaks seda enam olema silmees ja siis hakkab see hakkimine ja jah, et öeldakse, et selle nagu need 3 kuu eesmärgid, et kui sul on 3 kuu ulatusnähtavus olemas, et kuhu me tahame jõuda, lepime kokku, kuidas me sinna jõuame, et see sellist nagu halba ärevust hästi palju aitab manageerida. Et see võiks võib-olla üks mõte olla. Teine asi, et eks selle tulebki õppida elama, et kui vaata selle paradokside juhtimine, et ei ole enam üks või teine, vaid see ja see mõlemad, eks ole, et kuidas seal keskel, et see on nagu ma arvan, et üks jälle levinumaid teemasid selles juhtimise coaching ruumis tegelikult, et see ongi kuidagi selle, et ütleme, et ilma ärevuseta või sellise määramatuseta ei tule ju mitte mingit kasvu. Aga kui see jälle, et see stretchimine seal nende pauside vahele seadmine, et ma ütlesin, et tapad ära ennast,
ja sellega ma olen hästi nõus, mis sa ütlesid, et see muudatus on lihtsalt nii palju muutunud see sisu, et ma ei tea, 20 aastat tagasi mingi muudatustsüklid ja ette valmistame seda sisenemist muudatuse tsüklisse ja see on kogu aeg, et keegi siin mingi autor isegi sõnastas, et tänapäeva juht ei juhi mitte tulemust, vaid ärevust, tähelepanu ja konflikte. Ja. Eks ju, et need oskused jälle, et võt, näiteks EPSis erinevates programmides me nendega hästi palju tegeleme. No ma mõtlen seda, et mind on nagu õpetatud nii justkui, et mis see juhi roll on tegelikult nagu probleemide lahendamine. Kui ma jälle nagu mõtlen, kui sa niimoodi ütled, siis see on ainult osa sellest, et tegelikult on see nagu selle mingisuguse sama ärevuse ja muu emotsionaalse poole juhtimine täpselt samamoodi kui selle probleemide lahendamine, eks ole. Ja nüüd on küsimus, et kui palju me anname ruumi sellele osale juhtimises, on ju, organisatsioonis endas. Ja selleks on oskusid vaja, et seal ei ole mõtet jalgratast leiutada nagu väga paljus teistes kohtades juhtimises sa ise tead. Et on mingisugused ka tööriistad, see on tegelikult mõtteviisi küsimus, tegelikult mõnes mõttes jõuame ka selle kuulamise juurde taga, selle ruumi andmise, et lihtsalt, et sul võivad nagu ju briljantsed seemned olla, et aga kui see mulda ei ole või keskkonda ei ole seal, nad ju ei kasva. Aga ma mõtlengi, et kui see ebamäärasus on nagu suurem ja see hakkab olema järjest suurem, kuulen siin mingisuguseid ennustusi, kus 20 aasta pärast see, mis meil täna aasta jooksul juhtub seal mingisuguste nagu loetud nagu päevadega juba, eks ole, et me lähme järjest, et need inimesed, kes arvavad, et kõik läheb nüüd umbes tehisintellekt tuleb, siis kõik jälle läheb tagasi nagu ei lähe, enne. Et mida sa nagu juhtidele õpetad, kuidas selle nagu poolega hakkama saada? Et sa nagu ei tea ja siis sul on see ajaline piirang, et õppida uusi asju, on ju, et kuidas see nagu lahendus on, et et kas see aega juurde ei tule ja aega läheb ju vähemaks isegi. Ma arvan jah, et paradoksaalselt, et kuidagi veel olulisem see kohalolu teema, kontakti võitmise kunst, kogu see empaatia, et vähemalt teadolevat see on küll miski, mida nagu AI vähemalt praegu üle ei võta, eks. Et jälle, et mõeldes, et siin turundajatele, et sellist tohutu surve on ju hetkel keskasme juhtidele, eks ole, neid töökohti jääb järjest vähemaks, eks ole, tegelikult need tiimid, keda juhid peavad juhtima, suurenevad, et see ainult kasvab jah, et kuidas ikkagi need enesejuhtimise seisundi tööriistad, sest et need on ka midagi, mis oma inimestega tegelikult jagama pead, sest nendel on ju sama vajadus, ega nendel kuidagi vähem kiire ei ole. Et ja jälle, et hakkan ennast kordama ka ikkagi see fookus, prioriteedid ja mida keerulisem on, et tõesti, et zoom in, eks. Et kuidas ta ühte asja korraga, et kuidas endale pause panna, eriti kui on hästi olulised otsused, et enne seda ruumi jätta, sest et hästi palju vigu tuleb, eks ju sellest. Sa mõtled selle vanarahva ütluse peale, et umbes, kuidas see oli, aga et umbes magame ära ja vaatame hommikul, et see on nagu mõnes mõttes see, et võta nagu aega ja natuke seedi sees ära see asi, et kas see on hästi huvitav, et selline hästi tulemuslikkuse selline suur tarve, et see teinekord meid pimedaks, et hästi paljud tähtajad on tegelikult meil enda tekitatud. Kusjuures ma olen jälle ise ka vaadanud, et vahel sa oled hästi fokusseeritud mingi asjale, sa enam ei näe üldse kõrvale, on ju, ja siis on, vaata, sul on nagu võib-olla see coachingu nagu teema ongi, et ta nagu tuleb kõrvale, ütleb, et kuule vaata, et need sama tulede teemad, et siin on ka mingid asjad, et mina teen ettevõtet oma õega, on ju, ja siis ma olen nüüd teadlikumalt nendele asjadele vaadanud, et mul mingid asjad, ma lähen nagu tunnelvisioon on mul, on ju, ja ma tahan teha ja siis ma enam ei märka mingeid asju ja siis ma mingi moment nagu lasen ennast kuulata, et mis ta siis nagu ütleb, siis ma ütlen, no miks ma ei mõelnud selle peale, on ju, ja siis nagu kuidagi avarad mul see ära, on ju. Ja hästi palju vigu tuleb tegelikult sellest, et kui sa nagu ei kuula. Ja võib-olla see on ka, et kui sa nüüd oled seal tippjuht, sa eeldatakse, et sa kõike tead, sa oledki midagi näed, eks ole, aga sa enam ei suuda nagu võtta seda, mis külje pealt tuleb ja teed vigu tänu sellele. Ja kui vahel hästi teadlikult ikkagi, ja mitte vahele, vaid võib päris tihti ikkagi püüda sinna rõdule minna ja ennast kõrvalt vaadata, et mis ma teen. Ma saan otsuspõtest laua peale astuda, et korra vaadata mingist muud pilti, et need perspektiivid on huvitavad. Perspektiivi muutus nagu selles osas, jah. Muuseas, coachingu ruumis sa võid täitsa füüsiliselt välja näha, nii et tõusa korra püsti, et vaata välja ja räägi, mis sa nüüd selle oma probleemi või väljakutse lahendamisest näed. Ja see võib ülikiire switchi anda. Kuule, ütle mulle enesemotivatsiooni küsimus, et kuidas seda inimesed saavad endas arendada, et sa puutusid ka, et me oleme tegelikult üles kasvanud nii, kuidas vanemad annavad meile tagasisidet tubli, õpetajad annavad tagasisidet tubli või mitte tubli, on ju, et sa oled nagu harjunud selle, siis on vahejuhid, eks ole, juhid, ja nüüd sa ise saad juhiks ja sa enam ei kuule seda.
ja paljude jaoks on see probleem, et noh, et aga kas mul läheb hästi või ei lähe hästi, et ma nagu ei saa aru, on ju, sest keegi ei ütle mulle mitte midagi. See on hästi huvitav teema, et see juhi pimedus, vaata, et 70% juhtidest arvab, et nad kuuluvad 20% parima hulka ja mingid muud uuringud ütlevad kogu aeg, ükskõik kui, et +20 on umbes see, mis juht arvab, et tema või tema tiim performib paremini, kui see päriselt nii on. Et kuidas ikkagi kogu aeg distsiplineerida ennast, et mis seal salata anonüümselt, kui vaja küsida oma tiimilt, tegelikult teistelt gruppidelt, kes on sinuga seotud, seda tagasisidet, et see on hästi oluline teema. Ja ega mõtlen, juhid on paradoksaalsed, kui nad seda ei õpi teadlikult kõige kehvemad tagasiside vastuvõtjad, nad lihtsalt pole harjunud seda saama. Aga kui sa küsid selle motivatsiooni kohta hoopis, et siis ikkagi seal seda teadlikkust kasvatada, mõelda, et mis on need minu motivatsioonitegurid, eks ole, et kui see enesemääratlemisteooria ütleb, et 3 sellist suurt vajadust, et kuulumine, kompetents ja autonoomia, et iga raames, et siis mis see minu vajadus täpselt on ja jälle Mare Borgist rääkides, et tema on minu pähe pannud siis vist 15 aastat tagasi juba ka sellise väga hea teadmise, et ühe demotivaatori eemaldamine, ükskõik mille raames, on tunduvalt tõhusam tegevus kui võib-olla mõne lisamine. Et mõne asja, mis tõesti mind demotiveerib, et kui sa selle saad endal või mõnel inimesel lahendada, et see on selline kõva mängu muutja. Ma lihtsalt nagu mõtlen, et paljud asjad jäävad nagu tegemata inimestel sellepärast, et nad motiveerivad ennast selle kaudu, et nad võrdlevad, eks ole, teistega ja noh, et kas nad saavad siis nagu positiivset või negatiivset tagasisidet, on ju, ja noh, ma vaatan lihtsaid asju, no ei tea, sotsiaalmeedia presence, on ju, noh, ei juleta alutada sellepärast, et umbes, et vaatavad, kuidas teised teevad ja et noh, et see motivatsioon sealt nagu ei tule positiivne, on ju. Enese läheb muidugi jälle selle enesekriitika ja enesekindluse alla ka, aga põhimõtteliselt on hästi palju nagu seotud sellega. Mina olen nagu väljendanud, et ma elasin ka kuni mingi ajani nagu sellise nagu motivatsiooni saamisega väljaspoolt, on ju. Kuni mulle omanik ütles, ma olen seda mitu korda siin väljendanud, et kui ma hakkasin küsima, et mis sa üldse ei motiveeri, et siis ta ütles, et kes mind motiveerib, ise pead motiveerima. Ja siis mul läks asi paika, kuule, et äkki ongi niimoodi, et ma pean ise endale vaatama, et mis mind edasi viib ja mitte nagu välise peale. Ja paljud ei jõua siis sinna või ma ei tea, neile ei öelda seda niimoodi. Aga mis sa tegid siis täpselt? See on no selles mõttes, et ma saingi siis aru, et tegelikult mul ei ole mõtet seda oodata, et ma nagu ootasin kogu aeg ja nagu ma arvasin, et see tagasisidestamine tuleb nii. Ja ma sain aru, et tegelikult pannes ennast tema positsiooni, kus tõesti ta ise endale peab otsa vaatama, kas ta tegi asjad hästi või ei teinud. No, sa mingisugust mõõdikud ikka enda jaoks mõtled, on ju. Kas või välised mõõdikud, mitte tunnustused, mis iganes, on ju. Ja see aitas mul lihtsalt, nagu, et ma ei pidanud enam nagu seda sihukest nagu kinnitust otsima, on ju. Mis on nii ja näide sellest lihtsast tõesti, et motivatsioon tekib tegutsedes, mitte seda oodates. Et tegutse, testi, see mõõdiku seadmine, mis mul enda nagu edu mõõdik endal on, kuidas mina olen rahulolev. No see on ju selles mõttes, millega ma nagu enamus aega, ma arvan, et juhte selles ruumis toetangi, kus ma täna siis päris palju aega veedan. No jaa, aga see on ka erinev, vaata, et väline a la, kuidas ma välja näen, noh, kroonika, hea näide, see on ju tegelikult väline tunnustus, ma teen edukalt kõiki asju ja nii edasi. Noh, mida aeg edasi läinud on, et ma olen olnud ka asjades hästi kinni ja mingi moment ma olen aru saanud, see on täielik jama, et see ei ole nagu üldse asi, mis mind enam huvitab, on ju, et mind huvitavad hoopis teised asjad, et see on siuke nagu mingi arenguteema. Tundub niisugune küpsemise teema ja targemaks saamises, lihtsalt, et need asjad on kõik super toredad, aga probleem on selles, et süüas kasvab isu, eks. Et nad lihtsalt isegi lühiajaliselt ei suuda sind ühel hetkel enam nagu liiga palju rõõmustada või motiveerida, eks. Et kõik need tähendusega teotud teemad ikka nagu suhted, eks ju, mingi üldse tähendus, et head sõbrad, eks ole, noh, lihtsalt muutuvad mingi haridustega õppimine, mis siis meid seob, et muutuvad mingi elukaare osas või ikkagi väga paljudel õnneks olulisemaks. Kuule, ütle, ma lõpetuseks alati puuduta seda tehisintellekti, me natuke käisime, aga et kui sa vaatad seda nagu coachingu perspektiivis, mitte, ma üldse ei taha seda, et kas võtab üle mingisuguse asja või nii edasi, mis sealt nagu head on tulemus, kas seal on midagi head tulemus, kui sa praegu vaatad sellest, kuidas me saame asju paremini teha nagu juhina või mitte?
ta on hästi palju sellist lollitööd ära võtnud, lihtsamaks asju, et issand, kus ma vanasti maadlesin mingisugust asjadega, millega sind täna ta nagu aitab, et mis ma õppimise seisukohast, et ma ükspäev rääkisin oma siin haridustehnoloogist hea sõbra, käib siis Anneli Veispakiga ja et pani hästi mõtlema, et noh, et sellist mentaalset laiskust, eks ju, ta arendab päris hoolega, kui sa just õppimisprotsessile mõtled, et mis selle vastu tegelikult aitab, on ikkagi nagu esimesed lahendused ja esimesed asjad, mida sa looma pead ise teha ja alles siis tappi võtta, eks, et sellised võib-olla, aga jah, et need muudatused, et ma arvan, et üks, mis jah, et mille vastu me saame siis kaitsta, kui see üldse õige sõna ausalt öeldes on, aga mida ta kindlasti kõige viimasena mõjutama hakkab, on ikkagi see inimeste omavaheline kontakt, empaatia ja just sellised nagu võib-olla pehmed juhtimisoskused, et on nagu selline, aga jah, see, et kui palju ta on ikkagi jah, et sellist tööd, mis ei meeldi, ei tule välja, aidanud ära teha, et noh, ikka superkihvt ajal elame, eks ju. Aga mis sina arvad, seda ma tahaks nii teada, mis sina arvad? Mina üldiselt olen positiivne kõikide asjade suhtes, sest ma näen nagu suhtes alati võimalusi, et kui sa mingid asju lased oma ellu, siis asjad hakkavad juhtuma, et mida ma näen negatiivset, on tudengite praegu arengut ja seal on nagu hästi suur küsimus, et ei mõelda enam üldse oma peaga, kõik asjad nagu lastakse ära teha ja minu küsimus on selles, et kui sa nüüd saad nagu tööealiseks, et sa lähed tööle, on ju, et mis su skillset on? Et sa nagu ei ole mõelnud selle peale, kuidas sa ülesande oled püsitanud, sa oled lihtsalt ülesande püstitanud, on ju. Et noh, võib-olla seal on mingi üleminek, saab paremaks praegune igal juhul, mida ma nagu ülikoolist näen versus 5 aastat tagasi on väga katastroof ausalt öeldes, on ju. Et sa ei ole nagu üldse nagu abistav, ta on nagu pigem nagu arengusuunas on ta nagu halb. Muidu ma muidugi arvan, et ta, noh, nagu sa ütlesid, kui me jõuame sinna, et sa rääkisid 4 tunnist, on ju, produktiivsest tööst, on ju, et ta tegelikult annab meile natuke juurde seda produktiivsest aega, mis on nagu hästi positiivne. Me saame keskenduda rohkem sellistele mitte detailsetele asjadele, võib-olla asjadele, mis on nagu tähtsad, võib-olla ka sellele kohaloleku teemale, on ju, et võib-olla ta nagu lühiajaliselt just nagu mõnes mõttes sellist inimese tunnetust ja suhtlemist pigem nagu aitab, on ju, sest me saame nagu paljust laua pealt ära. Aga see on õppimise seisukohast küll, et ma olen seda vaadanud ka, et üks asi jah, et see soovitus, et esimesena ise ära teha, et ta seal siis tuleks appi. See me tegelikult ei õpi ju nagu kogedes, vaid mingi kogemust reflekteerides ja see, et kui sa nagu ei seosta seda kokkuvõttes nagu olemasolevaga, noh siis mingi lootust, et ta nagu pikaajalisse mällu lähed, tegelikult ei ole, et ma ise vaadanud, et mingil teemal, kus jääb aega ette valmistuseks väheks, ma palun talle asja ära teha, loen, tulen siia, kui see oleks olnud täna mingit ettevalmistuste agenda ja ma saan aru, et ma ei mäleta mitte midagi. Üks on mäletuse osa, aga mis on veel? Ta tegelikult annab keskmise kogemuse, mis on päris kõrge, oleneb kelle jaoks on, et tudengi jaoks on see päris kõrge. Nüüd ta ennast mõtleb oma selle vastu ja ta ütleb, et ma ei küüni isegi sinna. Ehk ta nagu tegelikult ei hakkagi nagu pingutama oma mõtteid, sest ta saab aru, et keegi on targem. Ja nüüd järgmine asi on see, et ta annab ju juba kogetud siukse keskmise voo kätte, aga ta ei anna midagi erakordset. Ja seal tekibki see probleem, et meil nüüd, kui inimesed tulevad välja, kus see erakordsus siis on? Erakordsus ongi selliste proovimiste peale, aga kui ta ei ole harjunud proovima, sellepärast, et ta teab, et ta on nagu kehvem. Ja see on absoluutselt nii, et just olin ka ühes tehisintellekti koolitusel, kus head väga lahedad koolitajad, perekond Tuisud, et ka mäletan tekkis see kohta, kus kohas ta siin kõige rohkem arendab, on tegelikult see, kus sa oled relatiivselt madalal. Et seal, kus sa väga kõrge oled, et noh, tore näide oli neil, et kui sa oled nagu Mart Juur ja et siis ta sind nagu paremini kirjutama ei õpeta, eks ju. No nagu no way. No aga ütleme, oleme positiivselt, vaatame, mis sellest tuleb. Olen positiivne. Aitäh, Merle, et sa võtsid selle aja, et aeg on kõige tähtsam, nagu me aru saime, et igal juhul väga huvitav oli, ma sain ka siit oma mõtteainet kätte, et loodetavasti ka teised ja igal juhul tore, et tulid. Mina ka, sa oskad väga-väga head ruumi luua, et kui ma mingil hetkel teis avasin, et siin on kaamera, et see läks meelest ära, et väga coachivat läbi viidud intervjuu võiks öelda. Kuigi mul ei ole sellist profiili, nii et ma ei saa seda nagu. Mõned on loomulikult andekad. Aitäh ja kõiki teisi siis kutsun tagasi järgmist episoodi kuulama, vaatama, seniks kõike head ja nägemist. Aitäh!